see lihtsalt ei lõpe. Ukraina poolt Krimmi okupantidele põhjustatud põrgu ei leevene sugugi. See muutub ainult tugevamaks. Kuidas? Ukraina lõikas just läbi veel ühe olulise maismaa ühenduse Krimmiga, rünnates mõlemalt poolt. Krimm ei ole enam poolsaar, see on nüüd saar. Isolatsioonis, ilma toetuseta. Ukraina vabastamisplaan on nii täiuslik, et see paneb surmava lõksu Vene okupantide ümber sulguma. Putin kaotab kontrolli. Ja parim osa on see, et Venemaa nägi seda kõike ette, kuid ei suutnud ikkagi midagi teha, et seda peatada. Viime teid Kertši väina juurde. Pikka aega Venemaa logistilise marsruudina kasutatud väin oli kunagi üks Venemaa suurimaid tugevusi. Aga nüüd on Ukrainal keskmaa ründedroonid, mis tähendab, et Kertši väin on muutunud varast suureks koormaks. Just seda me nägimegi ööl vastu 21. juunit. Ukraina ründas ikka ja jälle. Drooni pommitamise lõpuks teatati tulekahjudest okupeeritud Kertšis, samuti Venemaa Kaukaasia sadamas, mis asub Krasnodari piirkonnas ja ka Krimmis endas. Veel üks arter lõigatakse lahti. Ja see on Venemaa kütusevarud, mis voolavad välja nagu verejuga. Ukraina ei varja sellest midagi. Pärast rünnakuid võttis president Volodõmõr Zelenski Telegrammis sõna, et hõõruda Vene läbikukkumist otse Putini nina alla. Jagades kaadreid ühe Ukraina rünnaku tagajärgedest, teatas Zelenski. Eelmisel ööl sihtisid meie kaugmaa sanktsioonid okupantide sõjalist logistikat, naftatööstust ja õhutõrjet. Kõik see on vaid vastus Venemaa jõhkrapele rünnakutele meie rahva vastu. Tänan Ukraina julgeolekuteenistuse võitlejaid, mehitamata süsteemide vägesid, Ukraina kaitseluuret ja erioperatsioonide vägesid nende eduka töö eest. Umbes 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Ukraina on nii enesekindel oma tegudest teatamisel põhjusega. Ukraina teab, et Venemaa on Krimmis lõksus ja Putin ei saa selle vastu midagi teha. Me nägime seda 21. juunil, kui Ukraina korraldatud rünnakute arv näitas, et ükskõik millised lahendused Venemaa arvab endal olevat, Ukraina Krimmi logistilise blokaadi vastu ei ole need piisavad. Tunnistajate ütluste, satelliitide tulekahju tuvastamise ja Ukraina enda raportite kombinatsioon annab meile kogu loo. Mõlemal pool Kertši väina said pihta rajatised, sealhulgas merenafta logistika infrastruktuur Krasnodaris ja naftabaas Kertšis. Esimest rajatist kasutatakse kütuse transportimiseks Krimmi ja okupeeritud aladele. See asub Tšuška säärel ja on üks Venemaa tähtsamaid logistikasõlmi Musta mere ja Aasovi mere piirkonnas. Teisisõnu, Krasnodari port Kafkas on eluliselt tähtis selleks, et hoida Krimmi ja Lõuna-Ukraina okupante varustatuna. Mis puudutab viimast, siis põlev naftabaas tähendab alati vähem kütust Putini vägedele. Antud juhul on võimalik, et Ukraina tabas naftabaasis asuvat IGAZ terminali vedelgaasi kompleksi ning võimalik, et hävitas ka kütusevarud. Krimmi Tuul Telegrammi kanal avaldab, et NASA ettevõtte satelliidi jälgimissüsteem tuvastas niinimetatud soojusanomaaliad Kertši väina piirkonnas, mis algasid umbes kell 1 öösel kohaliku aja järgi. Soojusanomaaliad tähendavad tohutuid ja hirmuäratavaid tulekahjusid, mille eest pole pääsu. United 24 meedia lisab, et kohapeal viibinud pealtnägijad teatasid plahvatustest, droonidest ja Vene õhutõrje ebaõnnestunud katsetest neid rünnakuid peatada mitmes piirkonnas, sealhulgas Kertšis, Bahhitsisarais, Sevastoopolis ja Simferoopolis. Kaadrid on juba hakanud sotsiaalmeedias levima. Lisaks sellele, mida Krimmi tuulekanal on jaganud, näitavad Serhii Stenenko poolt X-is avaldatud videod, kuidas Kertši sadam põleb pärast Ukraina ulatuslikku droonirünnakut. Me näeme tohutuid tulekahjusid, suitsu tõusmas õhku ja videoid suurtest põlengutest, mille on põhjustanud Ukraina. Kõik see hakkab Putini sissetungi ajal muutuma tavapäraseks vaatepildiks. Riik, mis ei pidanud kunagi suutma Venemaad kaugelt tabada, laseb nüüd peaaegu iga päev droone, et purustada Venemaa energiataristut ja halvata logistikat, mis varustab Krimmi. Kahepoolne rünnak on Venemaa jaoks juba iseenesest halb, kuid Ukraina polnud sellega sugugi lõpetanud. Pärast Ukraina rünnakut avaldas Venemaa Krasnodari operatiivgrupp huvitava Telegrammi postituse. 21. juuni ööl hukkus vaenlase rünnaku tagajärjel üks inimene Kertši parvlaeva ületuskohas. Temriuki rajoonis Kertši parvlaeva ületuskohas rünnati Panagia parvlaeva. Esialgsetel andmetel hukkus üks inimene ja üks sai vigastada. Venemaa üritab selgelt luua narratiivi, et Ukraina ründas tsiviilparvlaeva, kuna selle rünnaku puhul ei mainita ühtegi sõjalist eesmärki. Aga Venemaa valetab. Jällegi, Panagia ei ole mingi kruiisilaev. Nagu United 24 meedia paljastab, on see parvlaev muutunud Venemaa logistika jaoks üha olulisemaks pärast seda, kui korduvad Ukraina rünnakud Kertši sillale, mis ühendab Venemaad Krimmiga,
sundisid Putini vägesid selle maismaatee kasutamise lõpetama. Väljaanne teatab, et avalike allikate analüütikud on dokumenteerinud, et just seda konkreetset parvlaeva on kasutatud õhutõrjerakettide komponentide ja sõjaväevarustuse vedamiseks Venemaa mandriosa ja Krimmi vahel. President Zelenski töörühm tahab, et te usuksite, et Ukraina tappis südametult kellegi, kes sõitis parvlaevaga. Mida nad teile ei räägi, on see, et see parvlaev oli sõjaline vara ja Ukraina tabas seda lihtsalt kõvasti. Pärast parvlaevarünnakut reageeris Venemaa puhta paanikaga. Kõik parvlaevaühendused Port Kavkasi ja Kertši vahel on peatatud ning Vene võimud on andnud sõjaväele korralduse kasutada maismaateid, mis kulgevad läbi Rostovi tooni ääres, Melitopoli, Mariupoli ja Simferopoli. See tundub hea mõte. Pole ju nii, et Ukraina oleks juba nädalaid pommitanud droonidega R280 maanteed, mis ühendab kõiki neid piirkondi. Oota, täpselt seda Ukraina teebki. Putini käsilastel on öeldud, et nad peavad hüppama otse tulest tulle mööda maismaa teed, mida Ukraina droonid täielikult kontrollivad. See on meeleheide selle kõige puhtamal kujul ja näitab, kui halvasti Venemaal õnnestub oma Krimmi okupante varustada. Putini lahendus olulise veetee sulgemisele on saata oma sõdurid mööda surma maanteed, kus Ukraina droonid võivad igal hetkel rünnata. Ja Venemaa ei suuda eriti midagi teha, et kaitsta oma kaupa ja varustust RR280 maanteel. Juba niigi haavatav see tee, koos kogu Krimmi ja sinna viivate logistiliste marsruutidega, on muutunud veelgi suuremaks sihtmärgiks. Ukraina hävitas 21. juuni reidi käigus veel midagi väga olulist. Veelgi rohkem õhutõrjesüsteeme, mis peaksid seda kõike kaitsma. Ukraina salateenistus ehk SBU avaldas kõik Telegrami postituses öeldes. Lisaks lülitasid SBU ja SOU välja 4 S-400 õhutõrjeraketisüsteemi radarjaama ning 2 Pantsiri õhutõrjeraketi ja kahurikompleksi, mis asusid otse Krimmi silla peal. Need õhutõrjeüksused paiknesid ületuskoha lähedal, mida Ukraina hetke pärast sihtis. Nii et me näeme siin väga intelligentset ja mitmekihilist lähenemist rünnakutele. Kõigepealt võetakse maha õhutõrje, siis rünnatakse sihtmärke. Aga asi ei piirdu ainult sellega. 3 täiendava õhutõrjesüsteemi kaotusega, mis pidid kaitsma Krimmi ja selle logistikat, peab Venemaa nüüd tegelema veelgi süveneva suure probleemiga, mis üldse kogu selle olukorra võimalikuks teed. Venemaal hakkab õhutõrjest puudust tulema. Ja see tähendab, et Krimm muutub poolsaarest isoleeritud saareks, mis ei suuda end kaitsta. See on Ukraina eesmärk ja see kõik on osa täiuslikust plaanist, millest Venemaal pole pääsu. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, enne kui jätkame raportiga. Teeme ühe asja täiesti selgeks. Venemaa väed okupeeritud Ukrainas sõltuvad Krimmist. Suurema osa Putini sissetungist on Venemaa kasutanud Krimmi poolsaarena ära, et varustada oma vägesid mujal Ukrainas. Aga nüüd see staatus muutub ja Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov avaldab, kuidas see toimub. Ta ütleb, et Ukraina muudab Krimmi saareks, mis toob venelastele kaasa väga ootamatuid tagajärgi. Fedorov ei öelnud rohkem midagi. Võib-olla ta ei tahtnud üllatust ära rikkuda. Aga me võime spekuleerida ja on 3 väga selget stsenaariumi, mida Ukraina võiks luua, kui ta suudab jätkata kõike seda, mida ta teeb, et Krimm täielikult isoleerida. Esiteks hoiab Krimm Venemaa vägesid okupeeritud Zaporižja piirkondades varustatuna. Need väed peaksid tungima piirkonna pealinna ning Vladimir Putin on nõudnud, et Venemaa vallutaks selle linna suve lõpuks. Edenemine on juba aeglane. Hoolimata rünnakute intensiivistamisest teatab RBC Ukraina, et Venemaal ei ole õnnestunud Zaporižja piirkonnas märkimisväärseid edusamme saavutada. Putini käsilastel on veidi üle 2 kuu aega, et saavutada eesmärk, mille nende hull juht on neile seadnud. See tundus juba ebatõenäoline. Kui need väed lõigatakse Krimmist ära, muutub ebatõenäoline rünnak võimatuks. Zaporižja linn peab vastu. Ja Venemaa seisab taas silmitsi aastaga, kus ta pole suutnud suvekuusid ära kasutada. Siis on veel Herson. Võib-olla tead juba, et see konkreetne oblast on viimastel nädalatel olnud uudistes. Juunikuu alguses korraldas Ukraina droonirünnaku Tšernobõli sillale, mis ühendab Hersoni Krimmiga ning sellele järgnesid rünnakud alternatiivsete ületuskohtade vastu, mida Venemaa üritas kasutada oma logistilise läbilaskevõime säilitamiseks. See üksi viitab üsna ilmsele teisele tagajärjele, kui Ukraina muudab Krimmi saareks. Venemaal hakkab tõsiselt raskusi tekkima okupeeritud Hersoni piirkondade hoidmisega. Ukraina sundis juba 2022 aastal Putini väed loobuma oblasti pealinnast, mis sai võimalikuks tänu pidevatele rünnakutele, mis sihtisid Vene logistikat Dnipro jõe läänekaldal, muutes linna hoidmise võimatuks. See, mida me praegu Hersonis näeme, on sama strateegia rakendamine palju suuremas ulatuses.
Venemaa kontrollis 2025. aasta suveks umbes 3/4 Hersoni ja Zaporižžja piirkondadest, teatab Al Jazeera. Ukraina Krimmi isoleerimine muudab Venemaal palju raskemaks hoida kontrolli nende oblasti osade üle, mille üle tema haare on parimal juhul nõrk. Vladimir Putin sunnitakse otsust langetama. Kas suunata rohkem vägesid teistest okupeeritud piirkondadest, et hoida positsioone Hersonis, või anda see Ukrainale käest ära? Kumbki valik ei ole Vladimir Putini jaoks hea. Ja see toob meid kenasti 3. ootamatu tagajärjeni, mis kaasneb sellega, et Ukraina muudab Krimmi saareks. Kui Ukraina suudab Krimmi täielikult isoleerida, mida pole veel tehtud, peab Vladimir Putin tegema veel ühe suure otsuse. Kas ta jätkab vägede saatmist Donbassi piirkonda, mis on olnud rahuläbirääkimiste keskmes juba üle aasta? Vladimir Putin tahab meeleheitlikult, et Ukraina loovutaks selle piirkonna, ja ta on seadnud oma sõduritele praktiliselt võimatu eesmärgi vallutada see Ukrainalt septembriks. Nii et me teame, kui väga ta seda tahab. Või suunab Vladimir Putin rohkem vägesid ja varustust Krimmi, et tugevdada selle kaitset ja leevendada isoleeritust, nõrgendades seeläbi Donbassi pealetungi ning paljastades Vene tagala selles piirkonnas veelgi rohkematele õhurünnakutele. Jällegi, kumbki pole hea valik. Igal juhul kaotab Vladimir Putin igasuguse kontrolli, mida ta arvab endal olevat piirkonna üle, mille ta väidab peaks olema Venemaa kontrolli all. Ja Ukraina sunnib teda otsust langetama. Lisaks kõigile oma rünnakutele Venemaa logistika vastu ründasid Ukraina droonid ka otseselt Krimmi. 21. juunil teatas Sergei Aksionov, kes on Putini marionettkuberner poolsaarel, et kõik kütusemüügid tanklates peatatakse samal päeval, kui poolsaarel süttis suur kütuselao tulekahju. Selline olukord ei saa kaua kesta, enne kui Putin peab tegema valiku. Ja just see, rohkem kui miski muu, teeb Ukraina Krimmi plaani nii täiuslikuks. Kõiges selles näeme, kuidas Ukraina viib ellu plaani, mis on oma olemuselt lihtne, kuid mida teostatakse nii geniaalselt, et Venemaal ei jää tegelikult mingit pääseteed. Endine USA armee Euroopa vägede ülem Ben Hodges selgitab plaani lühidalt. Kirjeldades Krimmi kui selle sõja võtme kohta, rääkis Hodges 27. mai intervjuus Ukraina Informerile, mida Ukraina teeb. Nüüd, minu jaoks võib see kõlada veidi lihtsustatult, aga tegelikult on see nii. Esimene faas ehk esimene samm Krimmi vabastamisel on selle isoleerimine, tee katkestamine, mis viib Žankovi. Silla hävitamine, ütleb Hodges lisades. Ja siis teine samm, mis on seotud teie hea küsimusega, on muuta see venelaste jaoks kasutamiskõlbmatuks, kasutuks. Ma mõtlen, et Ukrainal on nüüd võimekus tabada iga ruutmeetrit Krimmis. Tail on täppislöögid, mis ulatuvad igale poole ja pole mingit saladust, kus venelased asuvad, kus on lennuväljad, kus on merevägi, kõik mis neil veel on, logistika, see kõik on seal olemas. Nii et sa lihtsalt jätkad pommitamist, kuni venelased saavad aru, et nad ei saa sinna jääda. Krimmis pole venelaste jaoks mingit kasu. See ongi lühidalt see, mida Ukraina teeb. Krimmi isoleerimine teenib mitmeid eesmärke, muutes sellised kohad nagu Herson ja Zaporižžja Venemaa jaoks palju ohtlikumaks. Varustusliinide katkestamine Krimmist nendesse piirkondadesse toob paratamatult kaasa rohkem surmasid Putini halvasti varustatud sõdurite seas ning loob ka võimalusi Ukrainale vasturünnakute alustamiseks nõrgenenud Vene rindel. Kuid eesmärk on alati Krimm tagasi vallutada. Ja selle asemel, et saata vägesid poolsaarele, töötab Ukraina selle nimel, et muuta Krimmi hoidmine Putinile võimatuks. Nagu Hodges ütleb, teab Ukraina, kus asub iga suurem sõjaline sihtmärk saarel. Pidev kampaania Krimmi õhutõrje vastu muudab need sihtmärgid tabatavaks. Ja nüüd, kui Ukraina hävitab Vene logistikat, mis liigub poolsaarele ja sealt välja, on Venemaa tõsistes raskustes. Ükshaaval lõigatakse sidemed läbi. 21. juuni rünnak tähendab veel üht marsruuti, mille Ukraina on just muutnud surmatsooniks. Varsti lõigatakse Krimm ära, jäädes triivima nagu saar. Poolsaar on sisuliselt blokaadis, mis mõjutab kogu Venemaa Ukraina kampaaniat. Nüüd ei ole Ukraina ülesanne mitte ainult Krimmile avaldatavat survet säilitada, vaid seda ka suurendada. Ründetempo peab suurenema ja Euromaidan pressi sõnul ongi see juba toimumas. See ütleb, et Ukraina K2-üksus on suurepärane näide oma kampaanias, kus hävitatakse Vene varustusveokeid Krimmi teenindavatel logistilistel marsruutidel. Aprillis viis see üksus läbi. 258 lööki, mais tõusis see number 344. Juunikuu keskpaigaks oli see üksus tabanud 215 sõidukit, mis viitab sellele, et kuu lõpuks ületatakse 400 piiri. Aga siin muutub juba niigi õudne olukord Venemaa jaoks tõsiseks. Venemaa teadis, et see kõik on tulemas, kuid pole suutnud midagi teha selle peatamiseks. Ukraina plaanides Krimmi suhtes polnud mingit suurt saladust.
Suure osa 2025 aastast kasutas riik droone, et rünnata Krimmi poolsaare õhutõrjet ja sõjalisi sihtmärke. Samal aastal ilmus ka Ukraina keskmaa ründedroonide võimekus, millest palju räägiti. Fjodorov toob esile, et tootmine kasvas, märkides, et Ukraina kaitseministeerium on juba 2026 aasta esimese 4 kuuga tellinud 300% rohkem keskmaa ründedroone kui kogu 2025 aasta jooksul. Kui Venemaa nägi kõike ette, siis miks pole ta suutnud Ukrainat peatada? Vastus on lihtne. Venemaal pole piisavalt õhutõrjet. Pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda ja Ukraina kampaaniat, mis on Ukraina rahandusministeeriumi andmetele Venemaale maksma läinud 1437 õhutõrjesüsteemi ja see arv kasvab, on Venemaale jäänud parimal juhul auklik õhutõrje. Kui sellele lisada veel asjaolu, et enamik Vene süsteeme on loodud klassikaliste ohtude nagu tiibrakettide tõrjumiseks, siis on tulemuseks retsept katastroofiks. Keskmise ja pika tegevusraadiusega droonide lisandumine muudab olukorra enamiku nende süsteemide jaoks õudusunenäoks. Need ei ole loodud selliste sihtmärkidega tegelemiseks. Ja asjaolu, et paljud droonid on valmistatud komposiitmaterjalidest nagu plast ja vineer, muudab olukorra veelgi hullemaks. Süsteemid, mis on loodud sihtmärkide jälgimiseks soojusjälgede abil, ei suuda palju teha droonide vastu, mis nende radaritel ei ilmu. Krimmi kilp laguneb koost. Ja mis veel hullem, Venemaa ei saa osta õhutõrjesüsteeme, mida oleks vaja selle tugevdamiseks. 20. juuni raportis rääkis Euromaidan Press droonide komandöriga, kelle kutsung on Charger, töötades Ukraina. 413 mehitamata süsteemide rügemendis ütleb Charger, et Venemaa suur probleem praegu on see, et nad ei saa kätte mikrokiipe, mida on vaja rohkemate õhutõrjesüsteemide ehitamiseks. Kuna see on napp ressurss, on see väga kallis. Ja isegi kui nad lihtsalt viskavad tootjale kotitäie dollareid, ei teki õhutõrje niisama, sest mikrokiipi pole, ütles Charger ja lisas. Pole olemas sellist seadet, kuhu paned raha sisse ja see annab sulle mikrokiibi, mis juhib õhutõrjeraketti. Pea meeles, et Venemaa vajab samuti mikrokiipe rakettide jaoks, mida ta kasutab Ukraina ründamiseks. Kui üks saab, jääb teine ilma ja selle eest maksab hinda Krimm. Venemaal on ka teisi meetodeid droonidega toime tulemiseks. Elektroonilise sõjapidamise süsteemid võivad signaale segada, et droonid kursilt kõrvale juhtida, või nad võiksid seda teha. Droonidega, mida Ukraina kasutab Krimmi isoleerimiseks, ei aita isegi segamine. Ukraina keskmaa ründedroonid ei muuda Vene tagalat lihtsalt tabatavaks. Paljud, näiteks Hornet, mis on olnud silmapaistev 2026 aasta Krimmi vastases kampaanias, kasutavad samuti tehisintellekti sihtmärkideni jõudmiseks. See eemaldab segatavad signaalid mängust, jättes Venemaale lootuseks üha kulunumad õhutõrjesüsteemid, mida Ukraina on tõestanud, et suudab ületada ja tabada. Kõik see tähendab, et Venemaal ei ole vahendeid, et end Ukraina Krimmi strateegia vastu kaitsta. Ja Putin ning tema käsilased näevad kõik ette. Ukraina ei ole teinud sellest, mida ta üritab teha, mingit suurt saladust, mis Venemaad ootamatult tabaks. Kaitse on teoorias lihtne. Tuleb sulgeda Ukraina keskmaa ründedroonide tegevus. See ongi see, mis päästaks Venemaa jaoks okupeeritud Krimmi, aga Venemaa ei suuda seda teha. Putini väed on nagu lõksu püütud rotid. Latt on all ja rott teab täpselt, millist probleemi ta peab lahendama, aga pääsu pole. Vigastatud rott saab ainult surma oodata. Selline on praegu Venemaa olukord Krimmis. Vaatab, ootab ja loodab imele, mis päästaks selle ebaseadusliku annekteerimise. Aga seda imet ei tule. Kõik, mis Krimmi ja ümbritsevatesse piirkondadesse jõuab, on veelgi rohkem keskmaa ründedroone. Lõks on käivitunud. Venemaalt pigistatakse elu välja ja varem või hiljem kustuvad tuled. Putini Krimm saab läbi. Sõjapidamine ei sõltu ainult rinde inimjõust ja tehnikast. Kulisside taga on ajud. Need on keskused, mis juhivad propagandat ja hoiavad kogu sõjaväge töös. Just seda tähendab Dubna kosmosesidekeskus Venemaa jaoks. Moskva oblastis asuv see keskus on võtmetähtsusega sõlmpunkt kõiges alates rindel asuvatest juhtimiskeskustest kuni propagandast tulvil sõnumiteni, mida Kreml sisendab Venemaa ja okupeeritud Ukraina elanike silmadesse ja kõrvadesse. Dubna on Vene sõjamasina jaoks võtmetähtsusega. Ukraina halvas selle just täielikult. Putin ja tema käsilased on paanikas, kui suits tõuseb ja satelliidikeskus põleb. Kinnitust Ukraina rünnaku kohta saadi 22. juunil, kui Ukraina kindralstaap kinnitas, et nad alustasid rünnakut Dubna kosmosesidekeskusele. 21. juunil ja ööl vastu 22. juunit. See on Ukraina, kes murrab taas Moskva õhukaitse läbi ja seekord tehti seda selleks, et hävitada oluline sihtmärk, mida keegi Kremlis poleks osanud oodata.
Telegrammi postituses jagas kindralstaap pilti Dubna keskuse kohalt tõusvast paksust mustast suitsusambast koos sõnumiga, mis kinnitas, mida Ukraina väed olid just läbi viinud. Moskva oblastis asuv Dubna kosmosekommunikatsioonikeskus sai tabamuse. Rajatises täheldatakse ulatuslikku suitsu. Vaenuse kaotusi täpsustatakse, teatas kindralstaap. Kohapeal viibivatelt avatud allikate reporteritelt on saabunud rohkem teavet. Osint Intuit X konto on avaldanud rohkem pilte rünnakust koos lühikese videoga, mis näitab tõusvat suitsusammast. Taustal kostab õhutõrjehelisid, mis üritavad peatada Ukraina saadetud relvi. Nad ebaõnnestusid ilmselgelt. Oluline satelliitjaam ei suitseks, kui neil oleks õnnestunud. Ukraina on siin just andnud tugeva löögi nii Venemaa eesliini vägedele kui ka Kremlile, kes üritab oma narratiiviga inimeste mõtteid mürgitada. Ja et mõista, miks see nii on, peame Dubna keskust veidi põhjalikumalt uurima. Sellel rajatisel on tegelikult üsna huvitav ajalugu ja kunagi ammu täitis see suhteliselt süütut eesmärki. Ühendatud United 24 meedia sõnul peetakse Dubnat üheks Venemaa suurimaks satelliittelepordiks, mis on maapealsed keskused, mida kasutatakse satelliitide ühendamiseks maismaa sidevõrkudega. Põhimõtteliselt on need keskusi vaja selleks, et satelliittelevisioonid töötaksid. Ja just selleks Dubna algselt ehitatigi. 1980. aastal Nõukogude Liidu sideministeeriumi poolt asutatud Dubna ehitati enne Moskva suveolümpiamänge selleks, et edastada mängude otsepilti televisioonijaamadele nii Euroopas kui ka Ameerikas. Siin on kurb iroonia. Olümpiamängud toovad kõikide rahvaste inimesed kokku, et võistelda sõbralikus konkurentsis ilma poliitika või vihata. Vähemalt on see mängude vaim, isegi kui see alati nii ei lähe tegelikkuses. Dubna oleks võinud ja pidanud olema vahend, mida Venemaa saaks kasutada ühtsuse ja parema suhtluse edendamiseks. Aga nagu paljude asjadega Venemaal, eriti pärast Vladimir Putini tõusu, on seda moonutatud, et see teeniks sõjalisi eesmärke. See moonutus algas varsti pärast olümpiamängude lõppu, kuigi tol ajal polnud see tingimata halb asi. Kui Nõukogude Liit sisenes oma eksistentsi viimasesse kümnendisse, kasutas Kreml Dubnat turvaliste sidekanalite loomiseks mitme lääneriigiga. Läbirääkimisi oleks toetanud see satelliidisõlm ning see võis mängida olulist rolli ka selles, et aidata postsovetlikul Venemaal luua suhteid teiste suurriikidega. Aja jooksul on see sõlm kasvanud suuremaks. Alguses oli seal paar suurt antenni, nüüd on Dubnas üle 20 erineva suurusega antenni, mida kasutatakse suure osa Venemaa 300-liikmelise satelliidivõrgu jälgimiseks, telemeetria ja juhtimistoimingute teostamiseks. See tohutu suurus tähendab, et Dubnat kasutab paratamatult ka Vene sõjavägi. Ja just seda me täna näemegi. Kuigi Dubnat haldab Venemaa satelliitsideettevõte, mis on näiliselt tsiviilfirma, kasutab Dubnat Vene sõjavägi. See on seotud nii Venemaa strateegilise luure kui ka riigikaitsevõrkudega. Okupatsioonialal Ukrainas võimaldavad just sellised keskused nagu Dubna paljudel Venemaa juhtimis- ja kontrollkeskustel tegutseda. See satelliidikeskus mängib võtmerolli, võimaldades Venemaal kasutada droone ja elektroonilise sõjapidamise ehk EW-süsteeme. Ja see teeb kõike seda, täites samal ajal oma algset eesmärki. Tagada, et telejaamad saaksid edastada saateid võimalikult paljudele inimestele. Ainult et nüüd on need ülekanded läbi põimunud Kremliga seotud propagandaga. Ja neid saadetakse inimesteni üle kogu Venemaa ja okupeeritud Ukraina. Kõik see muudab Dubna Venemaa jaoks kaheotstarbeliseks rajatiseks ning see tegi sellest Ukraina jaoks seadusliku sõjalise sihtmärgi. Nüüd tõuseb suits Venemaa satelliitjaamast. Täieliku kahju alles hinnatakse, nagu Ukraina kindralstaap märkis. Me ei tea, kui palju ohvreid see rünnak põhjustas, kui üldse. Me ei tea ka täpselt, mida Ukraina on suutnud satelliidikeskusest tabada. See võib olla 1 või 2 antenni või ka kogu jaama elektrisüsteem. Ukrainas tuleb aja jooksul veel uudiseid. Siiski on Venemaa selle viimase rünnaku suhtes üllatavalt häälekalt sõna võtnud. Reuters teatab, et Vene uudisteagentuur TASS on andnud üllatavalt palju teavet, arvestades, et tegu on riiklik uudisteagentuuriga, mis tavaliselt püüab Ukraina rünnakute uudiseid võimalikult vaka all hoida. TASS teatas, et Dubna sattus Ukraina relvajõudude massiivse droonirünnaku alla. Samuti väitis agentuur, et televisiooniteenused ei olnud selle rünnaku tõttu häiritud, kuigi kui tõsi see väide on, arvestades allikat, on igaühe enda arvata. TASS väidab samuti, et Ukraina rünnaku tõttu ei saanud keskuse töötajad vigastada. Nii et Venemaa käitub, nagu oleks Dubnas kõik tavapärane. Aga suitsu tõusmist näitavad pildid ja videod räägivad hoopis teissugust lugu. Dubnat tabati. Ja see tähendab, et seda võib uuesti tabada. Kui oled meie Ukraina rünnakute kajastustega kursis olnud, siis tead, et siin on teatud muster. Ukraina ründab harva ainult üht sihtmärki.
Kui Ukraina droonid lendavad, suunduvad need sihtmärkideni üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel ning just nii juhtus ka 21. juunist 22. juunile. Nagu Newsky märgib, ründasid Ukraina väed samal ajal, kui droonid suundusid Dubnasse ka mitmeid logistika- ja droonikeskusi. Zaporižžja piirkonnas ründasid Ukraina droonid maanteesilda Vasõlivka lähedal, olles osa jätkuvast kampaaniast Krimmi isoleerimiseks. Liiklus sellel sillal on peatatud. Selle rünnakuga kaasnes löök Port Kavkaasi vastu, mis asub Venemaa Krasnodari piirkonnas. Ukraina tabas 2 parvlaeva, mida mõlemad kasutati varustuse ja sõjatehnika vedamiseks. Jällegi oli Krimm lõplik sihtmärk. Need rünnakud viiakse läbi punktide vastu Kertši väinas, mida Venemaa sageli kasutab Kertši silla vältimiseks, et viia varustust Krimmi ja sealt välja. Lisaks sellele sihtis Ukraina ka droonide juhtimispunkte, droonioperaatorite väljaõppeala ning mitmeid juhtimis- ja vaatlusposte okupeeritud aladel ja Venemaa Belgorodi piirkonnas. Viimaseid kasutatakse Venemaa rünnakute koordineerimiseks Ukraina Sumõ ja Harkivi piirkondade vastu, teatab Newsky. Nii et 21. juuni oli Ukraina jaoks tegus päev. Aga nii muljetavaldavad, kui kõik need teised rünnakud ka olid, eriti need, mis jätkavad Krimmi isoleerimise kampaaniat, on just Dubna see, mis pälvib kogu tähelepanu. Praegu lähtume eeldusest, et Ukraina on suutnud Dubna piisavalt kahjustada, et see oleks suletud, isegi kui vaid ajutiselt. See viib meid ilmselge küsimuseni. Mida see kõik Ukraina sõja jaoks tähendab? Enne kui sellele küsimusele vastame, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet Sõjaline show. Kui teile meeldib see, mida kanalilt näete, siis kindlasti vajutage tellimise nuppu. Me postitame selliseid videoid iga päev. Nüüd, mida Dubna tabamine tähendab nii Ukrainale kui ka Venemaale? Alustame sõnumist, mille Ukraina just saatis. Dubna satelliidikeskus asub Moskva oblastis. See peaks olema puutumatu. Õhutõrjega ümbritsetud, nagu kõik muu Moskvas ja sadade kilomeetrite kaugusel rindelt, peaks Dubna olema selline sihtmärk, mida droon ei suudaks miljoni aasta jooksul tabada. Vähemalt nii arvas Putin, kui ta alustas oma täiemahulist sissetungi. 2022. aasta veebruaris ja tol ajal oli Putinil õigus. Ukrainal polnud vahendeid, mida sellise rünnaku läbiviimiseks vaja oleks olnud. Aga nüüd on aasta 2026 ja Ukrainal on mitte ainult vajalikud vahendid olemas, vaid ta on ka näidanud, et suudab järjepidevalt Moskvat tabada ning Vene õhutõrje ei saa selle vastu suurt midagi teha. Dubna rünnak põhjustas palju kaost, lisaks sellele, et Venemaa satelliidikeskusest tõusis suitsu. Ukraina uus hääl teatab, et Venemaa raskustes linnapea Sergei Sobjanin väidab, et Venemaa õhutõrje tulistas rünnaku ajal alla peaaegu 80 drooni ning rünnak põhjustas kokku 367 lennu tühistamise või hilinemise Moskva erinevates lennujaamades. Me ütleme raskustes, sest Sobjanin on viimasel ajal pidanud liiga palju aega kulutama Ukraina droonidest rääkimisele ja liiga vähe aega nautima oma elu Putini lähikondlasena. Dubna rünnak oli vaid viimane näide mitmest korrast, kus Ukraina droonid on tabanud Moskva oblastit. Vähem kui nädal varem, 17. ja 18. juuni vahelisel ööl tabasid Ukraina droonid Moskva peamist naftatöötlemistehast Kapotnjat, mida Vene võimud nimetasid viimase 2 aasta suurimaks rünnakuks selles piirkonnas. Rünnak oli tõhus, Kapotnja põles ja moskvalased kurtsid, et nende peale sajab musta ülivihma. Venemaa muidugi väidab, et sellist vihma ei olnud. Kuid kui vaadata rünnaku kaadreid, kus naftapaak sõna otseses mõttes õhku lendab, ilmselt seetõttu, et seda tabas rikki läinud Vene õhutõrjerakett, siis on raske Ukraina rünnaku mõju eitada. Oli vihm või mitte, Ukraina saatis 17. juunil Moskvasse sõnumi, mida ta kordas 21. juunil. Moskva pole mitte ainult löödiulatuses, vaid on aktiivne sihtmärk. Ja see on üks Dubna rünnaku peamisi eesmärke. Sõltumata sellest, kui palju kahju Venemaa rajatistele tehti, kasutab Ukraina neid rünnakuid, et anda moskvalastele teada, et Putin ei suuda nende territooriumi kaitsta. Kõige paremini kaitstud oblast kogu Venemaal on saanud nädalaga 2 tugevat lööki ja kahju on tekitatud. Psühholoogiliselt on see Venemaa jaoks laastav. Propaganda ei saa teeselda, et kõik on korras, kui Moskva elanikud näevad suitsu tõusmas naftatöötlemistehastest ja satelliidikeskustest. See suits näitab neile, et kogu Ukraina jutt relvadest, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 3000 kilomeetri kaugusel, ei ole lihtsalt tühikõne. See on väga reaalne ja Ukraina tõestab seda pidevalt. Rääkides propagandast, tuleme mõne minuti pärast tagasi selle juurde, mida Dubna rünnak selles osas tähendada võiks. Kõigepealt tuleb arvestada selle rünnaku sõjaliste tagajärgedega. Juhtimispunktid, droonikeskused ja elektroonilise sõjapidamise süsteemid.
Kõik need sõltuvad Dubna täisvõimsusel töötamisest, mis tähendab, et selle satelliidikeskuse kaotus võib avaldada Venemaa vägedele okupeeritud aladel ja Ukraina rindel laastavat mõju. Pea meeles, mida me varem Dubna paljude kasutusvõimaluste kohta mainisime. Pärast olümpiamänge kasutas Venemaa seda satelliiti turvaliste sidekanalite avamiseks teiste riikidega. On õiglane eeldada, et Ukraina sees asuvad juhtimis- ja kontrollkeskused kasutavad sarnaseid kanaleid, eriti nüüd, kui Dubna on nii suureks kasvanud. Turvalise side kaotamine on Venemaa jaoks halb. Sama kehtib ka Dubna poolt pakutava andmekogumise võime kaotamise kohta. Juhtimis- ja kontrollkeskus on sisuliselt rajatis, mida sõjavägi kasutab kriitiliste süsteemide jälgimiseks, analüüsimiseks ja haldamiseks, mis tähendab, et igaüks neist toimib keskse kohana, kust komandorid saavad juhendada vägesid ja koordineerida rünnakuid rindel. Selleks peab side olema krüpteeritud, et vaenlane ei saaks sõnumeid pealt kuulata. Ning andmevoog juhtimis- ja kontrollkeskusesse peab olema katkematu, et anda komandorile parim võimalik ülevaade lahinguväljast. Kui Dubna rivist välja langeb, mis võib tõenäoliselt juhtuda pärast korduvaid lööke, nüüd kui Ukraina on tõestanud, et suudab tabada satelliidisõlme, siis valitseks Vene vägedes täielik kaos. Rindedžuune rünnakud kannataksid kõige rohkem ja see tooks vältimatult kaasa rohkem Vene kaotusi sõjas, mis on juba maksnud riigile üle 1,39 miljoni inimese. Siis on veel droonid. Satelliidipõhise side kaotamine Moskva ja Ukraina sees asuvate juhtimispunktide vahel tähendab ka seda, et komandorid ei saa oma drooniüksustele täpseid juhiseid anda, sest nad ei saa korraldusi kätte. On võimalik, et Dubna mängib samuti rolli paljudesse Venemaa ründedroonidesse sisse ehitatud satelliitnavigatsiooni abistamisel. Sky News ütleb, et Dubna on kriitilise tähtsusega mehitamata õhusõidukite juhtimiseks. Seega on need mõistlikud oletused. Nii palju, kui on räägitud Ukraina geniaalsest droonistrateegiast Venemaa vastu, ei saa me eirata tõsiasja, et Venemaa kasutab droone väga aktiivselt. Ainult mais lasi Venemaa Ukraina pihta rekordilised 8150 drooni, mis näitab selle kaugrünnakute kampaania tohutut ulatust. Ja Moscow Timesi andmetel plaanib Venemaa 2026 aastal toota 7,3 miljonit FPV drooni, mis teeb umbes 20 000 ühikut päevas. Olgu selge, Vene droonid on Ukrainale tõsine oht. Kui Dubna on isegi ajutiselt suletud, tähendab see leevendust Ukraina sõduritele ja tsiviilisikutele. Vene drooniüksused rindel on sunnitud oma rünnakuid edasi lükkama, eriti kui nad ei saa infot juhtimiskeskustest. Ja Venemaa ründedroonid, mis tuginevad sihtmärkideni jõudmiseks satelliitnavigatsioonile, kas ei saa üldse lennata või on palju lihtsamad õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise abil alla võtta. Ja rääkides elektroonilisest sõjapidamisest, ütleb New Sky, et Dubna on samuti oluline Venemaa jaoks nende süsteemide kasutamisel Ukrainas. Sellised süsteemid töötavad tavaliselt nii, et nad segavad satelliitsignaale, mida vastane süsteem, näiteks droon või rakett, kasutab. Selleks, et see toimiks, vajab Venemaa juurdepääsu oma satelliidivõrgule, et saata segamissignaale. Eriti soovib Venemaa kasutada allasuunalise signaali segamist, mida West Pointi kaasaegse sõjainstituut kirjeldab kui satelliidisignaali häirimist selle teel vastuvõtteni. Eeldatavasti, kui New Skyl on õigus, võimaldab Dubna Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemidel sellist segamist läbi viia. Kui Dubna on maas, siis seda ei juhtu. Ja see tähendab, et eriti Ukraina keskmaa droonid muutuvad palju surmavamaks. Need droonid on juba kaasatud Ukraina logistilise blokaadi kampaaniasse, mis on loodud selleks, et purustada Venemaa logistikat eesliini tagalas. RBC Ukraina andmetel kinnitas Prantsuse avatud allikate luureanalüütik Clément Mollard vähemalt 500 sellist rünnakut ainult Vene veoautode ja transpordivahendite vastu. Kõik need toimusid ajavahemikus 1. maist kuni 18. juunini ning need kinnitati videomaterjaliga. Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemide kaotus tähendab, et selliseid rünnakuid toimub veelgi rohkem, mis kõik aitab kaasa Ukraina lõppeesmärkidele, Krimmi isoleerimisel ja rindele varustuse häirimisel. Kõik see näitab meile, et Dubna oli Ukrainale selge sõjaline sihtmärk. Aga nüüd keskendume millelegi veidi salakavalamale. Võite mäletada, et mainisime, et Dubna on Venemaa riiklikult kontrollitava televisiooni jaoks oluline satelliidisõlm. See muudab selle sisuliselt Kremli propaganda kaudseks levitajaks kogu Venemaal. Riiklikult kontrollitav televisioon eksisteerib selleks, et kontrollida narratiivi, vähemalt Putini silmis. Oleme näinud selle tõendeid Venemaal juba enne, kui Putin presidendiks sai. Näiteks 1993 aasta riigipöördekatse Venemaal viis jõhkra lahinguni kontrolli pärast Ostankinos asuva Kanal 1 jaama üle, mis on Moskva telekeskus. Need, kes siis riigipööret üritasid, teadsid seda, mida Putin nüüd teab. Eetrilaineid kontrollides kontrollid ka inimeste mõtteid. Malmbrochi kolledži avaldatud raporti kohaselt vaatab keskmine venelane umbes 4 tundi televiisorit päevas.
ning Putin on seda fakti ära kasutanud, kasutades Venemaa riigitelevisiooni, et sõda oma riigis normaalseks muuta. See pole sugugi üllatav. Me kõik teame, et desinformatsioon on üks Kremli arsenali tähtsamaid relvi. Palju muret tekitavam Ukraina jaoks on see, et Venemaa propagandastulvil saateid edastatakse okupeeritud aladele. See on toimunud juba sõja esimestest kuudest alates. 2022 aasta detsembris avaldas BBC monitooringu analüüs, et Venemaa oli kas püüdnud sundida olemasolevaid kanaleid kajastama uudiseid oma versiooni järgi või loonud lihtsalt uusi kanaleid Zaporižjas ja Hersonis. Venemaa on kasutanud ka piirkondlikku riiklikku meediaettevõtet TRK Krõmm, mille Venemaa lõi okupeeritud Krimmis, et toota saateid, mida ta pidas sobivaks teistele okupeeritud aladele. 2025 aasta juunis teatas Kiev Independent, et Venemaa eemaldas vaid 1 nädalaga okupeeritud aladelt üle 1000 seadme, mis võimaldasid ligipääsu Ukraina televisioonile, eesmärgiga mürgitada infovälja veelgi suurema propagandaga. Venemaa on isegi käivitanud telepakette, nagu Russki Mir, mis väljaande sõnul sisaldab 20 Kremli juhitud riiklikku telekanalit, lisaks 11 meelelahutuskanalit ja 10 regionaalset kanalit Ukraina okupeeritud oblastites. Kõik see näitab meile, et Venemaa ei püüa hävitada ainult Ukraina sõjaväge. Vladimir Putin sihib riigi kultuurilist selgroogu. Kasutades televisiooni, püüab Kreml okupeeritud alasid russifitseerida, paisates sinna nii palju manipuleeritud infot, et need, kes seal veel elavad, hakkavad uskuma Venemaa versiooni sündmustest. Aga see lähenemine tugineb peamiselt satelliitkanalitele. Igasugune häire, nagu juhtus Dubnas, võib nurjata Kremli katsed okupeeritud aladel elavate inimeste mõtlemist ümber programmeerida. See võib olla isegi rohkem või 21 juuni rünnaku sõjalised aspektid, võib olla suurim võit, mille Ukraina Dubnaga saavutab. Nüüd, kui Ukraina teab, et ta suudab satelliidisõlme tabada, proovib ta peaaegu kindlasti uuesti. Ja korduvate rünnakutega võime näha palju enamat kui suitsu ja kinnitamata teateid kahjustustest. Me võime tõepoolest näha kogu Venemaa propagandavõrgu hävitamist Ukraina sees. Mitu kuud on Ukraina ellu viinud geniaalset plaani okupeeritud Krimmi vastu. Keskmise ulatusega ründedroonid lendavad lakkamatult, et pommitada Vene logistikat, mis varustab poolsaart, ning kaugmaadroonid ründavad sügavale Krimmi, et purustada Venemaa üles ehitatud kaitserajatised. Krimm isoleeritakse, jäetakse sõjas üksi, kuigi sellest pidi saama keskne tugipunkt. Ja nüüd valmistub Ukraina milleski suureks. Venemaa teab seda. Putin usub, et Ukraina teepäev on tulemas ja Venemaa halvim õudusunenägu saab teoks. Maabumisoperatsioon tuleb massiivne. Igasugune usk, mis Putinil oli, et Krimm on turvaline, on kadunud. Nüüd saab Venemaa teha vaid meeleheitlikke katseid valmistuda selleks, mida ta peab vältimatuks. Asi ongi selles. Kuna Ukraina hoiab oma plaane Krimmi suhtes saladuses, näeme just Venemaa tegudest Putini hirmu võimaliku teepäeva toimumise ees. 17 juunil teatas United24 meedia kommentaaridest, mille tegi Dmytro Pletnjuk, kes on Ukraina mereväe pressiesindaja. Ta avaldas, et Venemaa on hakanud tugevdama oma kaitsepositsioone okupeeritud Krimmi rannikualadel. Miks? Putin on hirmul, et Ukraina valmistub vasturünnakuks, et vallutada okupeeritud poolsaar Venemaalt lõplikult tagasi, võib-olla kasutades selleks dessanti. Praegu tugevdab Venemaa neid Krimmi rannikuosi, mida ta peab kõige haavatavamateks, paljastab Pletnjuk. Ja lisab, et Venemaa peab dessandi võimalust väga tõsiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda. Igal juhul peab vaenlane seda täiesti reaalseks ohuks. Venelased tugevdavad aktiivselt neid Krimmi piirkondi, mis on dessantide suhtes haavatavad, sest nad usuvad sellesse võimalusse, ütles Pletnjuk intervjuus väljaandele Kiev Independent. Avaldas ka ühe põhjuse, miks Venemaa kardab nii väga seda, mida ta arvab tulevat. Usk dessandi võimalikkusesse ei ole tekkinud tühja koha pealt. Ukraina merevägi on just sellisteks olukordadeks harjutanud, väidab Pletnjuk. Treeningud jätkuvad ja Ukraina eriväelaste operatsioonid on suurendanud venelaste hirmu, kuna Ukraina droonid tegutsevad edasi. See on kampaania, mille eesmärk on poolsaart isoleerida ja võib-olla valmistada ette pinnas selliseks rünnakuks, mida Putin poleks kunagi uskunud võimalikuks, kui ta oma sissetungi alustas. Venemaa muretseb, et tuleb teine teepäev. Aga miks Venemaa nii kardab? Lisaks Ukraina väljaõppele, mida me just mainisime, on see, mida Venemaa on olnud sunnitud viimastel kuudel pealt vaatama. Pannud nende sõjaväe kõrgema juhtkonna uskuma, et midagi suurt on suundumas Krimmi poole. Poolsaar muudetakse saareks, kuna Ukraina viib läbi lakkamatut operatsiooni, et isoleerida Krimm kõigist logistilistest arteritest, mis võimaldavad Venemaal seda varustada sõdurite ja sõjavarustusega.
Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov ütleb, et tema kampaania Krimmi lahutamiseks okupeeritud Ukraina aladest ja Kertši sillast, mis hoiab poolsaart Venemaaga ühenduses, kulgeb täpselt vastavalt Ukraina plaanile. See isoleerimine muudab poolsaare, mille Putin 2014 aastal Ukrainalt varastas, saareks. Ning see võib venelaste jaoks kaasa tuua väga ootamatuid tagajärgi, teatab Euromaidan Press, viidates Fedorovi väitele intervjuus Ukraina pressikanalile. Kuigi see võib Ukraina kaitseministri suust kõlada ebamääraselt, on see Venemaale hoiatus. Kas see hoiatus tähendab, et ees ootab dessantoperatsioon? Raske on öelda, kuid kindel on see, et Ukraina loob eeldusi, mis võiksid sellise dessandi võimalikuks teha. Viimastel nädalatel on Ukraina uue põlvkonna keskmaa ründedroonid tekitanud kaost Krimmi toetavas logistilises võrgustikus. Fjodorov paljastab, et Ukraina kaitseministeerium jõudis selle isoleerimiskampaaniani, tellides 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul 300% rohkem keskmaa ründedroone kui kogu 2025 aasta jooksul. Kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütleb, et see arv on isegi suurem. Tema väitel on kasv olnud 500%. Olgu kuidas on, mais ja juunis on see tohutu keskmaa ründedroonide arvu kasv Krimmi vastu vilja kandnud. Alates maikuu lõpust on Ukraina muutnud võtmetähtsusega RR280 maantee, mis ühendab Venemaad, Lõuna-Ukrainat ja Krimmi täielikuks põrgumaastikuks. Liiklus sellel teel on pärast nende rünnakute algust vähenenud 71% võrra, väidab Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Provdi. Kuna RR280 muutub Venemaa jaoks järk-järgult kasutuks, on Ukraina hakanud ründama sildu üle kogu okupeeritud territooriumite, mis viivad poolsaarele. 9. juuni rünnak põhjustas selle silla kaudu transpordi täieliku seiskumise, sundides liiklust suunama alternatiivsetele marsruutidele, mis kulgevad läbi Armjanski ja Perakopi. Mitmed rünnakud on registreeritud sillal, mis ühendab Hanitšeskit ja Arabati maasääre, samuti Hersonis, nagu ka rünnakud Armjanskis, mille eesmärk oli katkestada üks alternatiivsetest marsruutidest, mida Venemaa üritas luua. Üks selline rünnak, mis viidi läbi enne 11. juunit, võimaldas Ukrainal hävitada 50 varustusveokit ja kütused sisterni, mida Venemaa üritas läbi Armjanski Krimmi saata. Ja see ongi asja mõte. Kõigi nende teede sulgemine takistab kütuse, toidu, varustuse ja sõdurite jõudmist Krimmi. Mitte miski sellest pole juhuslik. See kõik on osa äärmiselt hästi koordineeritud kampaaniast, mille eesmärk on lõigata Krimm ära igast territooriumist, mis võimaldab Venemaal poolsaarel oma kohalolekut säilitada. Nagu United24 meedia ütleb, on Ukraina rünnakud põhjustanud pidevaid häireid Venemaa Krimmi varustusliinides kampaanias, mis näib olevat loodud poolsaart okupeerivate venelaste näljutamiseks. Aga mis siis, kui selles on midagi enamat? Mis siis, kui Ukraina ei püüa mitte ainult isoleerida, vaid valmistub dessandiks, just nagu Venemaa kardab? See seletaks kaitsemeetmeid, kuid endiselt jääb keeruliseks küsimus, kuidas Ukraina suudaks midagi sellist ellu viia. Varsti uurime lähemalt Platontšuki kommentaare ja seda, mida Ukraina võib olla plaaninud. Aga enne kui jätkame, tuletame meelde, et vaatate saadet Sõjasaade. Kui teile see video meeldib, siis ärge unustage tellida meie kanalit, et näha rohkem meie sisu. Niisiis, amfiibne dessant. Mis juhtuks, kui Ukraina prooviks korraldada omaenda teepäeva Krimmis? Me oleme varem näinud vaid väiksemaid vihjeid selle kohta, mida Ukraina võiks plaanida. 2023 aasta augustis viisid Ukraina väed Krimmi poolsaarel läbi operatsiooni, mida nad nimetasid erioperatsiooniks. Selles operatsioonis osales Ukraina sõjaväeluure, kes viis Krimmi väikese üksuse, kasutades veesõidukeid, mis randusid Mjaki ja Olanivka asulate lähedal. Operatsiooni käigus sattusid Ukraina sõdurid lahingusse, põhjustades vähemalt 30 Vene sõduri kaotuse ja kahjustades 4 Vene kiirkaatrit enne, kui operatiivlased poolsaaret lahkusid. Tollal oli see operatsioon märkimisväärne, sest näitas, et Ukraina on võimeline Krimmi sõdureid maale tooma, kuid nüüd võib see olla eeskujuks. Siiski oli tegemist väga väikese operatsiooniga. See näitab meile, et Ukraina suudab pimeduse varjus Krimmi sõdureid salaja sisse viia, põhjustada kaotusi ja seejärel lahkuda. Plaani kohaselt saadetakse järk-järgult sõdureid sisse, et infiltreeruda ja see võib olla toimiv strateegia. Siiski on tõenäoline, et Krimmis paiknevad Vene väed võtavad sellised grupid üle jõu, kui nad liiga kauaks kohale jäävad. Krimmi poolsaar on umbes 26 500 ruutkilomeetrit, mis on päris suur ala katmiseks. See on rohkem kui 5,5 korda suurem kui 4700 ruutkilomeetrit Ukrainast, mille BBC andmetel Venemaa 2025 aastal Ukrainalt ära võttis näiteks. Samuti on raske kindlaks teha, kui palju sõdureid Venemaal Krimmis paikneb, kuna viimased hinnangud pärinevad ajast enne Putini sissetungi algust.
2020 aasta juulis teatas UKRI Inform, et Venemaal oli poolsaarel 32 500 sõdurit, kellest 11 500 moodustasid maaväe. See arv võib nüüd olla suurem või, arvestades Krimmi rolli logistilise sõlmpunktina, mis suunab vägesid okupeeritud Ukrainasse, võib see olla isegi väiksem. Siiski on see palju sõdureid, kellega väikestel merelt maabuvatel üksustel tuleb silmitsi seista. Krimmi täielikuks vabastamiseks Venemaa käest oleks vaja suuremat dessanti. See kõik ei tähenda, et Ukraina ei kasutaks väikeseid erioperatsioonide gruppe, nagu me nägime 2023 aastal. Selliseid gruppe võiks paigutada Krimmi rannikule, et hävitada kaitserajatisi ja luua kindlustusi suuremate üksuste ettevalmistamiseks, kuid nad ei suudaks Krimmi üksi vallutada ning Platonšuk märgib seda ka ise. Ta ütleb, et igasugune teepäeva sarnane dessant Krimmis tuleks läbi viia palju suurema ja keerukama pealetungi osana, mis tõenäoliselt keskendub ka suure osa lõunapoolsete okupeeritud alade vabastamisele, mis on ühenduses Krimmiga. Me oleme juba mitu korda teepäeva maininud. Seda sellepärast, et Platonšuk tõi ise selle otsese võrdluse välja, kui ta rääkis dessandist Krimmis. Seega võiksime ehk vaadata teepäeva poole, et saada aimu, mida Ukraina peaks tegema, et selline dessant võimalikuks muuta. Täpsemalt toob Platonšuk välja Omaha ranna vallutamise ja kasutab seda näiteks sellistest kaitsetest, millega Ukraina silmitsi seisaks. Ukraina peaks maandumiseks läbima vees ja rannikul olevad miinid, samuti maapealsed kaitserajatised, mis on mõeldud sõdurite aeglustamiseks, nagu okastraat ja kaevikud. Kuulipildu ja pesad ja punkrid tulistaksid samuti kogu aeg Ukraina sõdurite pihta. Lisaks tähendab see, et kui Ukraina ründab merelt, siis neil pole tõenäoliselt eriti õhutõrjet, mis võimaldab Venemaa vägedel tuua kohale õhutoetust. Jäädes oma ranna juurde, ütleb Rahvuslik Teise maailmasõja muuseum, et teepäeva dessandis osales umbes 160 000 liitlasvägede sõdurit ning omaal randus 34 000 ameeriklast. Kogu operatsioon maksis liitlastele üle 10 300 kaotuse, neist 2400 olid Omaha rannal. Aga siin on üks tõeliselt oluline detail. Liitlased kasutasid teepäeva dessandil 7000 merealust, sealhulgas umbes 4000 dessantlaeva ning toetuseks 12 000 lennukit. Kui rünnak Krimmile peaks välja nägema midagi sellist, siis on Ukrainal probleem. Ukrainal pole peaaegu mingit mereväge, millest rääkida. Global Firepower, mis hindab 145 maailma sõjaväge spetsiaalse indeksi abil, mis arvestab kõik alates tööjõust kuni olemasolevate vahenditeni, ütleb seda. Ukraina merevägi koosneb 169 laevast, millest enamik on patrull-laevad. Sama allikas ütleb, et Ukrainal on 347 õhusõidukit. Seega teepäeval nähtud õhutoetuse taset Ukrainal ei oleks, kui ta alustaks dessantoperatsiooni okupeeritud Krimmi vastu. Nii et see mõte on välistatud, eks? Mitte tingimata. 2026 on 1944 aastast kaugel ja see tähendab, et Ukrainal on võimalusi oma dessantkatseid läbi viia hoopis teistmoodi kui see, mida nägime Omaha rannal. Kõigepealt peab Ukraina tõesti jalaväelased maale tooma. Platonšuk ise ütleb sama, rõhutades, et Krimmi pole võimalik vabastada ilma sõdureid poolsaarele toomata ja neid sinna jääma panemata. Siiski, teepäeva puhul oli tegemist suurima dessandiga ajaloos, mis tähendab, et palju enamat kui ainult Omaha rand oli sellega seotud. Liitlased tormasid 5 erinevale rannale, püüdes luua ühendust mere ja Prantsusmaa sisemaa vahel. Ukrainal ei ole vaja seda teha ning nad püüavad tagasi vallutada poolsaart, mis on Prantsusmaast palju väiksem. See töötab Ukraina kasuks. Kui vanemad raportid Venemaa umbes 32 500 sõduri kohta Krimmis peavad paika, on see Ukrainale veel üks eelis. See tähendab, et Ukraina ei pea pühendama nii suurt väge, nagu oli vaja teepäeval. Lisaks tähendab Ukraina strateegia Krimmi isoleerimiseks, et sinna paigutatud sõdurid jäävad varudest ilma ja Venemaal saab olema raske tuua reservüksusi poolsaarele, kui Ukraina alustab rünnakut. Siiski on Ukraina suurimaks relvaks sellise dessandi puhul need vahendid, mis ei vaja üldse sõdureid nende käsitsemiseks. Droonid. Need muudavad mängu. See õhutoetus Ukraina dessandipäeval võid tulla tuhandetest droonidest, mitte lennukitest. Kui jutta ette pidevaid keskmaa ründedroonide laineid, mis tabavad punkreid ja kuulipildu ja pessi. Flamingo drooniraketi hübriidid purustavad kaitserajatisi. Kõik see toimub enne, kui Ukraina sõdurid maabuvad ja üritavad edasi liikuda. Ukraina võiks isegi koordineerida droonide laineid enne dessandikatset, purustades Vene kaitse enne, kui ükski sõdur randu puudutab. Ukrainal on selleks ka droonid olemas. New York Timesi andmetel on Ukraina nüüd jõudnud sinnamaani, et suudab kuus välja lasta umbes 5000 keskmise ja pika tegevusraadiusega drooni. Selle tulejõu koondamine kaitserajatistele, mida Venemaa püüab Krimmi rannikule rajada, võiks dessandi toetamisel palju ära teha.
Kui rääkida dessandist, siis on tõsi, et Ukrainal ei ole kaugeltki nii palju dessantlaevu, et midagi sarnast Omaha rannal oleks võimalik korraldada. Küll aga on Ukrainal meredroonid ning need droonid võiksid täita olulist rolli, rünnates kamikaatse stiilis kõiki sõjalaevu, mida Venemaa üritab kasutada Ukraina rünnaku peatamiseks. Need võiksid isegi sarnaselt toimida, hävitades Vene mereväemiine ja avades koridore, et Ukraina vähesed patrullpaadid ja dessantlaevad saaksid väed Krimmi randadele viia. Jällegi, Ukraina on selle tehnoloogia kallal töötanud. Taloka Alvedroon on välja töötatud Ukrainas ja see võiks kas eemaldada Venemaa miine või suunata kamikaatsedroone õiges suunas. Ukraina on samuti välja töötanud drooni nimega Sea Trident, mis kannab 1000 kilogrammist lõhkepead ja suudab uputada suuri laevu või purustada rannikurajatisi, teatab RBC Ukraina. See, mida me siin näeme, on see, et Ukraina teepäeva versioon oleks väga erinev sellest, mis juhtus 1944 aastal. Ukraina võib saada võimaluse valmistuda sõdurite dessandiks, kasutades droone Venemaa rannikukaitse hävitamiseks juba ammu enne, kui sõdurid randuvad. Loomulikult ei saa droonid kogu tööd ära teha. Aga mida rohkem nad hävitavad, eriti kui Krimm on isoleeritud, seda nõrgem on Vene kaitse dessandi vastu, mida ei saa läbi viia samas mahus nagu Omaha rannal. Võib-olla piisab droonide kasutamisest ja sellistest väiksemahulistest dessantidest, nagu nägime 2023 aastal, et Ukraina suudaks rajada sügavama läbipääsu Krimmi. Tõsi küll, see on üsna optimistlik vaade sellele, kuidas Ukraina võiks Krimmi vastu dessandi korraldada. See on operatsioon, mis on täis väljakutseid ja mida ei saa eirata. Rand märgib, et Krimmil on umbes 750 kilomeetrit rannajoont, mida Venemaa saab kindlustada. Kuigi see pikk rannajoon annab Ukrainale palju võimalusi sõdurite lahingusse toomiseks, on seda siiski raske katta, kuna Ukrainal on piiratud juurdepääs dessantlaevadele ja õhuvõimule. Tõenäoliselt püüaks Ukraina ühendada dessantrünnaku maismaapealse rünnakuga, kuid ka see lähenemine on väga riskantne. Brand märgib, et Krimm on ühendatud Ukraina mandriosaga vaid ühe kitsukese maismaribaga, mis on vaid mõne kilomeetri laiune ja tõenäoliselt Venemaa poolt väga hästi kindlustatud. Nüüd võiks Ukraina kaaluda rünnakut kahel rindel, eriti kui ta jätkab oma isoleerimiskampaaniat Krimmi vastu. Jah, selline lähenemine oleks väga kahjulik. Ukraina kaotaks selle käigus tõenäoliselt tuhandeid sõdureid. Aga kui Venemaa ei suuda Krimmi varustada ega sinna reservidesid tuua, muutub see kurnamissõjaks, mille Ukraina võiks potentsiaalselt võita. Ja kui Ukraina suurendab väidetavalt oma droonide tootmist kuni 7 miljonini aastas 2026 aastaks, siis võiksime droonidele keskenduvat lähenemist, mida arutasime Krimmi ranniku puhul, rakendada ka sellele kitsale maaribale, mida Ukraina maaväed peaksid läbima Krimmi pääsemiseks. Tundub, et Ukraina on samuti lähedal Venemaa väljatõrjumisele Himbasi neemelt, mis on väike maatükk Mõkolaivi oblastis, ulatub Musta merre ja asub Krimmist lääne pool. Kui Venemaa selle neeme hõivas, kasutas ta seda maatükki droonide saatmiseks Ukrainasse. Himbasi neeme tagasivõtmine võimaldaks Ukrainal teha sama Krimmi vastu, nõrgestades veelgi Venemaa isoleeritud Krimmi kaitset. Siiski ei saa eitada üht lihtsat fakti. Amfiibrünnak või kombineeritud amfiib- ja maapealne rünnak Krimmi vastu asetab tuhanded Ukraina sõdurid Vene tulejoonele. See nõuaks ka seda, et Ukraina keskenduks suuresti sellele rünnakule, mis võib põhjustada nõrkusi mujal, näiteks Donbassi piirkonnas, mida Putin püüab vallutada Venemaa kevad- ja suverünnakus. Me ei ütle, et Krimmi tagasivõtmine viisil, mille pärast Venemaa Ukrainat kardab, oleks võimalik. See ei pruugi lihtsalt olla mõistlik, eriti kui Ukrainal on võimalik järgida teistsugust strateegiat. See isoleerimiskampaania, mis võiks valmistada ette dessandi, võiks selle asemel toimida Krimmi blokaadina. Ukraina on Musta mere laevastikku juba nii tugevalt rünnanud, et see on sunnitud oma Krimmi baasist taanduma ning rünnakud logistilistele arteritele lõikavad ära kütuse ja varustuse, nii et poolsaarel on juba tekkinud mõlema puudus. Ukraina on juba muutnud Krimmi saareks, nagu Fjodorov väidab, ja see on saar, mida ümbritseb sõda. Võib-olla on parim strateegia jätkata seda, mida praegu tehakse. Rünnata Krimmi ja ümbritsevaid piirkondi kaugelt, eesmärgiga muuta elu poolsaarel Vene okupantide jaoks nii põrgulikuks, et nad tahavad lahkuda. Taganemisele sundimine võib olla parim meetod, mis Ukrainal on, ja see on midagi, mida Ukraina selgelt silmas peab. Peab olema põhjus, miks Ukraina pole hävitanud Krimmi Venemaaga ühendavat Kertši silda. Ja tõenäoliselt on see selleks, et Vene sõduritel ja inimestel oleks Krimmist põgenemiseks väljapääs olemas. Ükskõik, millise lähenemise Ukraina ka ei valiks, Venemaa on selgelt mures. Venemaa ei tugevdaks oma rannikukaitset, kui ta ei arvaks, et dessant on vähemalt võimalik. Kuid Ukraina jaoks kaasneb sellise dessandiga alati risk, ükskõik kui palju droonid seda riski ka ei vähendaks.
Võib-olla ongi mõistlik Venemaad lihtsalt ära oodata, hoida Krimm isoleerituna, muuta poolsaare hoidmine võimatuks ja siis korraldada dessant, mis ei meenuta teepäeva, vaid pigem võidukat sõjaväge, mis tuleb juba võidetut üle võtma. Ainult aeg näitab, mida Ukraina järgmisena teeb. Praegu hoiab Ukraina Venemaad rõõmuga Krimmis teadmatuses ja paanikas. Peaaegu 18 kuud alates 2025 aasta algusest kuni 2026 aasta juunini oli sõda Ukrainas vaieldamatult veel Venemaa kasuks. Jah, see oli aeglane ja igal nädalal olid uudised enamasti sellest, et kuskil vallutati küla ja kuskil mujal metsatukk. Lõppude lõpuks aeglustus Venemaa märkimisväärselt selles, kui palju territooriumi ta iga nädal hõivas. Ja siiski, need aeglased edasiliikumised kuude kaupa kogunesid. Tühised edusammud kuhjusid üksteise otsa ja joonkaardil hakkas kõverduma. Selline see sõda oligi. Venemaa surus peale, Ukraina valas verd, et seda aeglustada ja rinne nihkus lääne poole. Siis juhtus midagi. 2026 aasta märtsis netokasv lihtsalt peatus ja mitte selles mõttes, et aeglustus roomamiseni, mida olime varem näinud, vaid hakkas tegelikult tagasi pöörduma. Venemaa jätkas mõnes sektoris edasiliikumist, kuid Ukraina suutis teistes seda enam kui tagasi võtta. Numbrid, sõltuvalt sellest, millist kaarti sa usaldad, räägivad oma loo. See ulatub märtsis Ukraina kasuks mõnest ettevaatlikust paarikümnest ruutkilomeetrist, aprillis juba üle 100 ja mais veelgi suurema arvuni. Selleni, et me räägime peamiselt sellest, kui palju Ukraina tagasi suruv. Esimene on ilmne, see on sõjavägi ise. Me räägime meestest, masinatest, kütusest, laskemoonast, füüsilisest võimest, jätkuvalt armeed lahingusse saata. Teine on vähem ilmne, kuid sama oluline. Kremlil hakkavad usutavad lood otsa saama. 18 kuu jooksul oli igale tagasilöögile kohe olemas seletus. Sõda kulges endiselt plaanipäraselt ning Venemaa majandus, kuigi jäi alla optimistlikele prognoosidele, kasvas tehniliselt siiski edasi ja suutis vaatamata ulatuslikele sanktsioonidele konflikti jätkuvalt toetada. Suurema osa 2025 aastast väitis Venemaa, et Ukraina kaotab üha rohkem, kuigi tegelikult olid Venemaa enda edusammud tühised ja ta pidi üha enam oma reserve kasutama. Aastal 2026 näeme hetke, mil nii materiaalsed reservid kui ka propaganda hakkavad üheaegselt näitama nõrkusi. Paak saab tühjaks ja samamoodi ka vabandus selle kohta, miks paak tühi on. Üks peamine asi, mida meeles pidada, on see, et kogu teave, mis meil on 2026 aasta alguse kohta, pärineb erinevatest allikatest ja võib olla kallutatud Ukraina kasuks. Avalikud jälgijad ei ole ulatuse osas ühel meelel ning kõige kitsamatel hinnangutel ei olda vaevalt isegi suuna osas nõus. Kuid Venemaa kogu meetod on siiski suruda välja ja seejärel kiiresti tuua täiendusi, et positsioone kindlustada. Kui Ukraina suudab taastada need kohad, kuhu Venemaa üritab sisse tungida, kiiremini kui Venemaa suudab neid tugevdada, siis on Vene pealetung omaenda tingimustel läbi kukkunud. Pole tähtis, kuidas Vene meedia seda kontrollitavat territooriumi tegelikult nimetab. Pealetung ei saavuta oma eesmärki ning pool, kes pidi kaitsma, on see, kes dikteerib tempot. Märtsis oleks võinud silmi kissitades seda veel hooajaliseks nimetada. Kui jõuame mainumbriteni, on hooajaline lugu enda ammendanud, mis ongi täpselt see koht, kust neie alustame. Esimene tegur on ilm. Niiskus, vihm, lumi, sulav jää võivad olla raskete sõidukite liikumisel surmavad. Ja saa isegi sõjas, mida iseloomustavad droonid ja väikesed infiltratsioonirühmad, on soomukid endiselt olulised ning kõiki, olgu nad droonioperaatorid või mitte, tuleb varustada. Möödunud talv oli külmem ja niiskem kui eelmine aasta, mis tähendas palju rohkem lund. Märtsiks oli see lumi sulanud ja see tõi kaasa tõeliselt ränga porihooaja, mis muutis Ukraina ja Vene kruusateed pigem supiks, nii et pealetung jäi toppama. Venemaa võidukäik siin oli süüdistada ilma. Keegi ei teinud halba otsust, väidavad nad. Lihtsalt maa muutus pehmeks, hoolimata sellest, et just Venemaa oli viimasel aastal edasitungi tempo määranud. Aga siis peame vaatama vastuolusid. Moriteooria viitab külmunud seisvale rindele, mitte Ukraina edasiliikumisele. Kui see oleks kogu lugu, siis võiks eeldada, et mõlemad armeed on paigal kinni, kirudes võrdselt ilma. Lõppude lõpuks on mõlemal riigil tehniliselt olnud aastakümneid väljaõpet sarnasel maastikul, kuna kliima Ukraina ja Venemaa edelaosas on praktiliselt sama. Nii et ilm on tõeline ja see aitab Venemaa edenemist pidurdada, kuid see on esimene näide mustrist, mida võib ikka ja jälle näha. Mugava, Kremlile sobiva seletusega, mis põhjendab, miks Venemaa peatus, kuid jätab silmatorkavalt seletamata, miks Venemaa nüüd taganeb. Teine tegur on puuderida. Üldiselt on see üks kaunimaid vaateid riigis. Lõputud kuldsed põllud, tohutu sinise taeva all.
see on sisuliselt Ukraina lipu inspiratsiooniks ning näitab Ukraina rolli suure nisuvilja ja teravilja tootja ning eksportijana. Aga vaata nende põldude servadesse ja sa näed puude ridu. Tehniline termin selle kohta on tuulekaitseriba. Need on olemas, sellepärast et ilma nendeta viib tuul viljaka pinnase minema ja Ukrainal hakkab olemast Euroopa viljaait. Need samad tuulekaitseribad pakuvad suurepärast varju edasiliikuvatele jalaväelastele, kes püüavad end varjata droonide eest. Teatud mõttes on see 1930. aastate mullakaitseprogramm tegelikult aidanud Vene rünnakurühmadel märkamatult edasi liikuda. Kuid isegi 2024 aastal hakkas Ukraina kasutama tuld, varustades droonid improviseeritud leekheitjatega, et põletada tuulekaitseribasid ja paljastada Vene positsioonid. Kuigi pole selge, kui ulatuslikud on Ukraina jõupingutused varjevahendite eemaldamiseks. 2026 aastal võib isegi väike ulatus sellest olla piisav, et võtta Venemaalt üks väheseid eeliseid tihedalt asustatud kohtade vahel liikumisel. Ja isegi siin on üks aspekt, kus Vene viivitus ei tundu loogiline. Põlenud puuderivid peaksid takistama Vene jalaväe liikumist, kuid samas muudab see ka Ukraina jaoks raskemaks sama ala läbimise, sest varjevahendid töötavad mõlemas suunas. See toob meid kolmanda tegurini, mille puhul tempo tegelikult muutus. Internetiühendus ja Starlink. Nüüd kasutasid Vene väed tegelikult oma rindejoone sidepidamiseks salakaubana sisse toodud ja vallutatud Starlinki terminale, mis on seesama satelliitinternet, mis on hoidud Ukraina ühenduses alates 2022 aastast. Venemaal ei pidanud neid kunagi olema, sest SpaceX ei müü Venemaale, kuid 2026 aasta veebruari alguses see muutus. Pärast läbirääkimisi Elon Muski ja Ukraina äsja ametisse nimetatud kaitseministri Mihhailo Fedoroviga astus SpaceX samme, et lõpetada Venemaa volitamata juurdepääs. Ukraina esitas oma terminalide valge nimekirja, samal ajal kui kõik muu okupeeritud aladel lülitati välja. Musk teatas oma iseloomulikul moel, et Venemaa volitamata kasutamise peatamiseks astutud sammud näivad olevat toiminud ning küsis avalikult, kas on vaja veel midagi teha. Mõju oli kohele. Ja siin muutub propagandaliin eriti teravaks. Ukraina ametnikud teatasid, et rünnakud peatusid peaaegu üleöö. Ja Euroopa poliitikaanalüüsi keskus väitis, et see võiks halvata kogu Venemaa sõjalise sidepidamise. Ja Pentagon ise hindas hiljem, et Ukraina vallutas pärast nende terminalide deaktiveerimist tagasi umbes 400 ruutkilomeetrit, mis tähistas Kiievi esimest tõelist edu alates 2023. aastast. Nüüd võrrelge seda ametliku Kremliga, mille kohaselt pole Vene sõdurid Starlinki kunagi kasutanud ega võrgule ligipääsenud. See väide polnud kunagi eriti usutav. Ja kohe, kui terminalid lakkasid töötamast ja rünnak seiskus, muutus see võimatuks. Sa ei saa samal ajal väita, et su armee ei sõltu millestki ja siis nähtavalt kokku kukkuda, kui see asi ära võetakse. Ja koristuslugu on Moskva jaoks peaaegu hullem kui algne probleem. Venemaa vastus on kodumaine satelliidivõrk nimega Resvet, mis tähendab koitu. Varaste teadete kohaselt peaks see muutuma kaubanduslikuks aastaks 2027, aga probleem on arvutustes. Analüütikute sõnul vajab selline tähtkuju usaldusväärse võrgu toimimiseks vähemalt 250 satelliiti. 2026 aasta juuniks oli Rasvetil orbiidil 16 satelliiti ja ühe neist kaotas ta isegi ära ning programm on juba oma ajakavast maas. Võrdluseks, SpaceX haldab üle 10 000 satelliidi. Nii et Kremlist tulev kinnitus, et asendus on tulemas, annab ainult 2027 aasta ajakava. See tähendab, et eesliiniväed peavad arvestama juhtimis- ja kontrolliprobleemide pikenemisega aastasse 2027 ja isegi see on optimistlik prognoos. 4. tegur jõuab kohale peaaegu samal hetkel ja see on kahekordne löök, mille Venemaa üllataval kombel iseendale andis. Telegram. Umbes samal ajal, kui Starlinki terminalid lakkasid töötamast, asus Kremli internetitsensor Roskomnadzor piirama Telegrami funktsionaalsust. See oli poliitiline otsus, mitte sõjaline. Telegram on koht, kus venelased jagavad oma rahulolematust, kus rahulolematus levib ja isegi kus protestijad võiksid end organiseerida. Piiramine on riigi viis narratiivi suunamiseks platvormi juhtimise kaudu. Oli vaid üks väike probleem. Ka Vene väed korraldasid oma koordineerimist Telegramis. Nii et samal ajal, kui sissetungiv armee kaotas internetti, kaotas ta ka platvormi, millele paljud sõdurid suhtlemiseks tuginesid. Selle asemel pakkus Venemaa omavalitsuse toetatud alternatiivi nimega Max. Kuigi seda hakati esialgu reklaamima 2025 aasta hilissuvel, märgiti rakendus 2026 aastaks tõsiste turvaprobleemidega. See ajendas valitsust kurssi muutma ja taas soovitama eesliini vägedele Telegrami kasutamist. Kuid 2026 aasta juunis puudub endiselt üksmeel selles, millist rakendust väed suhtlemiseks kasutama peaksid.
samal ajal ei tööta Starlink ja selle asendus pole endiselt valmis. Siin lakkavad vägede kurnamine ja narratiiv, olemast paralleelsed jooned ning hakkavad üksteist toitma. Mida halvemini lahinguväli paistab, seda rohkem kasvab rahulolematus tavavenelaste seas. Mida rohkem rahulolematus kasvab, seda suurem on Kremlil motivatsioon piirata platvorme, kus see rahulolematus avaldub. Aga nende platvormide piiramine halvendab armee enda sidepidamist, mis muudab lahinguvälja olukorra veelgi halvemaks ja tekitab veelgi rohkem rahulolematust. 5. tegur on see, kus asjad muutuvad tõeliselt huvitavaks, sest see viitab millelegi sügavamale kui lihtsalt heale õnnele. Raudteestreigid. Selleks peame korraks rindelt tagasi astuma. Kogu teooria sellest, kuidas Venemaad võita, ei keskendu mitte kaevikuliinile, vaid varustusteele. Mis iganes tegelikult rindel ka ei toimuks, on ebaoluline, kui seal olevad väed ei saa kütust, mürske ega toitu. Tegelikult muudavad Vene edusammud rindel varustusprobleemi veelgi hullemaks, sest nüüd tuleb varusid veelgi kaugemale ettepoole toimetada. Seega tuleb lihtsalt armee nälga jätta ja lasta rindel iseenesest kokku variseda. Ukraina võime seda strateegiat rakendada on ajalooliselt olnud piiratud. Hävitava jõu projitseerimine 10 kilomeetrite kaugusele rindejoonest taha on ajalooliselt olnud suurriikide privileeg, mitte sissetungi all oleva riigi oma. Ukraina on küll 4 aastat teinud juhuslikke süvavaid lööke, aga need olid pigem üksikud juhtumid, mitte pidev kampaania. See ei pruugi enam tõsi olla ja see ongi siin tegelik uudis. Löökide tempo raudteedele, sõlmpunktidele ja logistikasõlmedele on viimastel kuudel järsult tõusnud. Kuidas Sunna selle saavutas, ei ole täielikult selge ja aus vastus on droonid, mille taga on palju teadmata asjaolusid. Üks usutav oletus on, et Ukraina kahandas Venemaa eelise fiiberoptiliste droonide vallas, nende segamistõrje ja juhtmega juhitavate droonide, mis olid võimaldanud Venemaal hallitsooni sügavustes domineerida. Selle eelise pööramine võimaldas Ukraina süsteemidel jõuda palju kaugemale Vene kontrolli all olevasse territooriumile. Sõltumata sellest, milliseid mudeleid kasutatakse ja näib, et igal nädalal ilmub uus, on Ukraina leidnud viisi, kuidas pidevalt viia häving sügavale rindejoone taha ning see hakkab ka rindel tunda andma. Oluline on ka see, et see on kategooria, mida Kreml ei saa lihtsalt sõnades olematuks muuta, sest katkestatud raudteeliini ei saa varjata, kui rongid, mis peaksid seda kasutama, lihtsalt ei sõida. 6. tegur on selle loogika loomulik jätk, mis kulmineerub pikema ulatusega löökidega Venemaa sõjatööstusbaasi pihta. Takistuseks on siin alati olnud see, et relvatehased asuvad rindest kaugel, tugevdatud hoonetes ja õhutõrjekaitse all. Nende tabamiseks on vaja midagi, mis lendab kaugele, kannab tõelist laengut ja peab teekonna vastu. 2 asja on muutunud. Esiteks on Vene õhutõrje juba pea aasta jooksul silmnähtavalt lagunenud ja teiseks suutis Ukraina luua linnu, mis suudab lennata piisavalt kaugele, et need täielikult purustada. See lind on Flamingo ehk FP5, mille ehitas Ukraina ettevõte Firepoint. Oma nime sai see esimesel esitlusel olnud Flamingo roosa värvi järgi. Teatete kohaselt ei ole see lihtsalt kohandatud droon. See on raske tiibrakett, mis väidetavalt kannab umbes 1150 kilogrammist lõhkepead kuni umbes 3000 kilomeetri kaugusele. See on suurusjärgu võrra võimsam kui kaugmaadroonid ja minitiibraketid, millega Ukraina seni hakkama pidi saama, mis kandsid sageli vaid 10 kilogramme lõhkeainet. Kinnitatud Flamingo rünnakute sihtmärkide hulka kuuluvad juba sellised objektid nagu Botkinski masinatehas ja Venemaa peamise raketi- ja suurtükiväe valitsuse suured arsenalid. Teisisõnu, just need sügavalt kindlustatud tehased ja laod, mis aasta tagasi olid veel kättesaamatud sihtmärgid. Palju raskem on täpselt hinnata tekitatud kahju ja mõju Venemaa tootmisele. Ja siin pöördub propagandaprobleem seekord Kremlile kasuks. Tabamuse saanud tehas ei tekita dramaatilist tulepalli, mida naabrid filmiksid ja üles laeksid. Seetõttu on lahingukahjude hindamine tõepoolest keerulisem. Kui soovid rohkem teada Ukraina droonide kohta, näiteks FP5 kohta, siis kindlasti telli sõjasaade. Postitame iga päev videoid uutest arengutest ja igast uuest droonimudelist, mida Ukraina esitleb. Aga 7-kordne vahe kipub tõesti palju tuld ja kaost tekitama. Me räägime Venemaa naftatööstusest, täpsemalt ekspordist, ja see on see teema, kus narratiiv on kõige rohkem Ukraina kasuks. Tuletan meelde, et see sõda on saanud Venemaa riigi suurimaks rahaliseks ettevõtmiseks pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Aastatel 2022 kuni 2026 on Venemaal olnud pidevalt rekordilised sõjalised eelarved, mis moodustavad 40% kogu riigi kulutustest ja see puudutab ainult avalikult tunnistatud rahastust. Seega võib väita, et kui Venemaa kaotab oma tulud ning võime maksta sõduritele ja toota mürske, võib ta sisuliselt sõjast loobuda ilma seda otseselt kaotamata.
ja rünnakud naftarafineerimistehaste, ekspordisadamate ning varilaevastiku tankerite vastu mõjutavad seda tulu otseselt. Ja kuna Venemaa õhutõrje on nii kehvas seisus, on see kampaania juba kuid toiminud ning olukord läheb Moskva jaoks ainult hullemaks. 2026 aasta aprillis ründas Ukraina Venemaa naftataristut vähemalt 21 korral ning Venemaa rafineerimistehaste tootmismaht langes madalaimale tasemele alates 2009. aasta detsembrist. See oli 16 aasta madalaim tase, mille põhjustasid droonid. Vaatame, mida propagandamasiin sellega peale hakkas. Kütusetoodangu vähenemisega silmitsi seistes lõpetas Moskva 2024 aastal lihtsalt kütusetoodangu andmete avaldamise. Kui andmed eemaldada, kaob ka lugu. Välja arvatud see, et langus oli nii suur, et isegi Rostati enda laiem indeks registreeris selle, kuna naftatoodete toodang langes 1 kuuga üle 9% võrreldes eelmise aastaga. Ja siis tulid ekspordikeelud. Venemaa keelas esmalt bensiini, seejärel lennukikütuse ekspordi, väidetavalt kodumaise varustatuse kaitsmiseks. Loe seda hoolikalt. Ekspordikeeld, selleks et tagada oma elanikkonnale kütuse olemasolu, on vaikne tunnistus just sellest puudusest, mida ametlikult eitatakse. Tavalistel aegadel ei kiirustata eksporti keelama seda, mida on külluses ja mida saab aktiivselt toota. Ja naftasektori langus mõjutab otseselt 8. tegurit, sest raha eest ostetakse mehi. Väiksema tulu tõttu on Kreml sunnitud värbamist vähendama ning värbamine on teine pool võrrandist, mis seda sõda otsustab. Venemaa enda rahandusministeeriumi ja piirkondlike eelarvete andmetel põhinev sõltumatu analüüs näitab, et värbamine langes selle aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga umbes 20%, umbes 70 000 uue lepingulise sõdurini. Kuid Vene ametnikud, sealhulgas kaitseminister, on avalikult väitnud, et värbamine ületab plaanitud taseme. Ja samal perioodil on Venemaa erinevad piirkonnad vaikselt tõstnud liitumisboonuseid rekordkõrgele tasemele, keskmiselt umbes 1,5 miljoni rublani, mis on umbes $21 000. Kui värbamine tõesti ületaks plaani, ei oleks vaja pidevalt hinda tõsta. Boonus on see tõde, mida pressiteade välja ei ütle. Ametlik lugu tõuseb, samal ajal kui selle all olev stiimulistruktuur karjub vastupidist. Nüüd pange see kaotuste kõrvale ja siin oleme ettevaatlikud, sest kaotuste arvud pärinevad valdavalt Ukraina ja Ukrainaga seotud allikatest ning neid tuleks käsitleda väidete, mitte kinnitatud faktidena. Teatatud kaotustega, mis ulatuvad 2026 aasta alguseks üle 1,3 miljoni langenud või haavatud, kaotab Venemaa sõdureid kiiremini, kui suudab uusi värvata. 2026 aasta veebruaris hinnati kaotusi 40 000 sõdurile, samas kui värbamine oli hinnanguliselt vaid 35 000. See on 12,5% puudujääk, mis on palju suurem, kui võiks pidada jätkusuutlikuks riigi jaoks, kes väidab, et ta võidab sõda. Isegi kui konkreetseid numbreid kõrvale jätta, on põhiline loogika see, et ründaval armeel on vaja märksa rohkem tööjõudu kui kaitsetel. Ja kui vaadata tööjõuarve, siis Venemaa alustas tegelikult vaid 190 000 Ukrainasse saadetud sõduriga. 2025 aastaks oli Venemaal Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul umbes 600 000 sõdurit rindel. Ja isegi siin on suur erinevus, arvestades, et Zelenski väitis, et Ukrainal oli 880 000 rindele saadetud sõdurit. Nii et isegi 2025 aasta alguses kaotas Venemaa näiliselt selle inimressursi ülekaalu, mis tal oli. Ja seejuures pole arvestatud veel tehnoloogilise arengu ja ligipääsu erinevusi. Kuid kogu 2025 aasta jooksul kaotas Venemaa rohkem sõdureid, kui suutis värvata. Enamik järjepidevaid hinnanguid viitab sellele, et Venemaa kaotas 415 000 sõdurit, samas kui värvatute arv oli 409 000. Kuigi see on üsna tühine kaotus, lükkab see ümber igasuguse arusaama, et Venemaa kogub tegelikult Ukrainas rohkem vägesid ja võidab laiemas konfliktis. Ja Ukraina kõige muljetavaldavamaid edusamme saab palju lihtsamini seletada tõelise õhuülemvõimuga, sealhulgas droonide ülekaalu, süvalöökide ja side kokkuvarisemisega. See on Ukraina jaoks veelgi parem, kuna Kreml on viimased 4 aastat rääkinud, et rindel pole millegipärast muretseda ja et Vene elanikkond ei tunne erioperatsiooni mõju. Aga kui Ukraina on suutnud saavutada teatava õhuülemvõimu ja samal ajal omab riigis arvukamat väge, tähendab see, et Venemaa ebaõnnestub mõlemal rindel. Nüüd, kuhu see tegelikult viib? Kuigi maikuu numbrid ei ole muljetavaldavad, Ukraina suutis tagasi vallutada vaid umbes 220 ruutkilomeetrit, on siin oluline just ulatus ja kontekst. 2022 aasta septembris, Harkivi vastupealetungi ajal, vallutas Ukraina mõne nädalaga tagasi umbes 6000 ruutkilomeetrit territooriumi.
Isegi 2023 aasta suvine vastupealetung, mida nüüd peetakse pettumuseks, tõi juunis juurde umbes 377 ruutkilomeetrit ja juulis 257 ruutkilomeetrit, enne kui septembriks langes see alla 2 ruutkilomeetri. Kuid see pealetung on toonud Ukrainale aega juurde. Esimene kasu on lihtne. Kui Venemaa peaks initsiatiivi tagasi saama, on neil palju raskem edasi liikuda kui varem. Aga on ka peenem ja huvitavam kasu. Tugev kaitseliin on nagu kindlustuspoliis ning kindlustus muudab käitumist. See võimaldab Ukrainal rünnakul riske võtta, mida nad muidu ei saaks, sest rünnaku ebaõnnestumise tagajärjed ei ole enam katastroofilised. See oligi tegelikult üks varjatud põhjusi, miks 2023 aasta pealetung toppama jäi. Kiiev ei julgenud täielikult pühenduda, sest ebaõnnestumise korral polnud all eriti tugevat turvavõrku. Ja on veel üks viimane tagajärg, mida tasub kaaluda ning mis puudutab läbirääkimiste lauda. Püsiv Ukraina edu võib vähendada läbirääkimiste lõhet, mis on seda sõda pikalt venitanud. Venemaa ei saa usutavalt nõuda ülejäänud Donbassi, kui Venemaal pole reaalselt võimalik sõjaliselt ülejäänud Donbassi vallutada. See omakorda muudab ebatõenäoliseks, et Ukraina-poolne Donbassi loovutamine võimaldaks Venemaal lihtsalt jõude koondada ja mõne aasta pärast konflikti jätkata. Venemaa kontrollib täielikult Luhanski oblastit. See oli suur avaldus, mille tegi Venemaa kaitseministeerium 1. aprillil, püüdes rõhutada, et Ukraina on kaotanud olulise piirkonna. Aga Luhansk ei ole nii palju Venemaa kontrolli all, kui Venemaa ise arvab. Praegu toimub selles piirkonnas midagi kõhedust tekitavat, sest Venemaa väed tunnevad, nagu elaksid nad päriselus Terminaatori filmis. Luhanski taevas ei kuulu enam Venemaale. Ukraina valdab neid. Metallist masinad külvavad surma Putini vägedele Luhanskis ja on vaid päevade küsimus, millal hakkame nägema Ukraina käekäigu pöördumist selles piirkonnas. Ukraina relvajõudude 3. armeekorpusel on palju öelda Venemaa väidete kohta Luhanski kontrollimise osas. Telegrammis lükkas korpus Venemaa väited hetkega ümber, avaldades, et nad viisid läbi operatsiooni, mis näitab, kui nõrk on Venemaa tegelik kontroll Luhanski üle. Vastuseks vaenlase väidetele Luhanski oblasti täieliku hõivamise kohta teatame operatsioonist, mille eesmärk on kontrollida logistilisi teid Luhanski oblastis ja Ida-Slobožanski piirkonnas. Korpus teatas valjult, lisades, et Luhansk, Starobilske, Alhjansk, Brjanka, Kadivka on nüüd 3. armeekorpuse droonide kontrolli all. See on tohutu. See näitab meile, et kuigi Venemaal on maapinnal palju vägesid, puudub tal õhutõrje, mis oleks vajalik Ukraina droonide peatamiseks nii Luhanskis kui ka sellest piirkonnast kaugemal asuval Vene territooriumil. See on kontrolli all. Kui taevas on vaba, tulevad lendavad terminaatorid. Venemaa sõdurid on hirmul. Nad teavad, et kogu kaitse, mida nad arvasid endal olevat, on illusioon, sest 3. armeekorpus ründab ikka ja jälle. Operatsiooni üksikasjad näitavad, kuidas Ukraina teeb Venemaale Luhanskis haiget. Ja selles operatsioonis näeme Putini jaoks palju suurema probleemi algust. Praegu kontrollib Luhanski õhuruumi Ukraina, kuid selle küsimuse taga on palju suurem probleem. Ukraina valmistub maapealseteks vasturünnakuteks, mis võivad viia selleni, et Venemaa kaotab territooriumi koos õhuruumiga võtmetähtsusega Donbassi piirkonnas. Kõik märgid viitavad sellele, et midagi suurt on tulemas. Ja me selgitame mõne minuti pärast, mida need tähendavad, aga kõigepealt räägime operatsioonist endast. Kiievi Post avaldas 31. mai raportis üksikasjad, kus selgub, et 3. armeekorpus viis läbi kõrge tempoga operatsiooni, mille käigus suudeti lihtsalt mööda minna enamikust kaitsemeetmetest, mille Venemaa on Luhanskis paika pannud. Traditsioonilised õhutõrjesüsteemid ei olnud probleemiks. Need vähesed, mis veel alles on, võisid küll tulistada, kuid nad ei suutnud Ukraina droone eriti takistada. Ka piirkondlik elektroonilise sõjapidamise ehk EW kaitse, mille Venemaa on Luhanskis loonud, ei suutnud Ukraina droone eriti takistada, sest neist mindi lihtsalt mööda. See ütleb meile 2 asja. Venemaa elektrooniline sõjapidamine ei ulatu nii kaugele, kui Putinil vaja oleks, ja Ukraina teab, kus piirkonnas Venemaa EW seadmed asuvad. Kui Vene kaitse oli ületatud, alustasid Ukraina droonid täppislöökide kampaaniat, mis pani Vene sõjalised sihtmärgid põlema. Luhanski sees neutraliseeriti soomusmasinad, mis tähendab, et neid ei saa enam kasutada Vene rünnakute toetamiseks sügavamale Donbassi piirkonda. Eesliini laskemoonalaod langesid samuti Ukraina droonide ohvriks, jättes Vene väed ilma mürskude ja padruniteta, mida nad oma rünnakuteks vajavad. Need väed rindel seisavad silmitsi Ukraina kaitsega, olles täiesti ettevalmistamata. Kõik tänu lendavatele terminaatoritele, keda nad ei näe. Luhanski sees on Putini käsilased nii hirmul, et nad ei julge võidelda surmava ja hirmutava ohuga, mis kogu piirkonnas nende peale tungib.
Ukraina kontroll Luhanski õhuruumi üle on nii täielik, et isegi 3. armee korpus suutis seda ära kasutada, et korraldada lööke Vene territooriumi pihta. Korpuse droonid kasutasid Luhanskit rünnaku läbiviimiseks, mis tungis sügavale Venemaale ja tabas Izverina piiripunkti. See piiripunkt ei ole lihtsalt värav Ukraina ja Venemaa vahel. See on oluline logistiline arter, mis võimaldab Venemaal suunata laskemoona, vägesid ja soomust Venemaalt Donbassi rindele läbi Luhanski. See võibki olla tõeline lugu sellest, kuidas Venemaa kaotab kontrolli Luhanski õhuruumi üle. Selle kontrolli kaotusega kaasneb ka logistika kaotus. Ja ilma logistikata on okupandid maapinnal, nii Luhanskis kui ka laiemas Donbassi piirkonnas, haavatavamad kui kunagi varem. Kogu operatsiooni eesotsas on sõdur, kellel on Luhanskiga palju sügavam side kui ühelgi Vene väel, kes seda piirkonda okupeerivad. See sõdur on Aleksandr Ivantsiv, kelle kutsung on Skid, mis tähendab ida. Ta on Luhanski päritolu ja rühmaülem. Samuti kuulub tema üksus Skid 3. armee korpuse eliiti, selgitab Kyiv Post. Ivantsiv on võidelnud alates hetkest, kui Venemaa tungis sisse. Üks tema kõige julgematest saavutustest oli kopteri dessantoperatsioon, mille käigus ta saadeti kopteriga Mariupoli Azovstali terasetehasesse, et tugevdada kaitset. Ta võitles vapralt, põgenes vajadusel ning läbis lugematuid kilomeetreid okupeeritud territooriumil, et naasta Ukraina rindejoonele. Nüüd on Skid ametlikult Ukraina kangelane, olles saanud selle tiitli pärast oma saavutusi Mariupolis. Pärast seda, mida nad just Luhanskis korda saatsid, arvame, et Ukraina peaks looma uue superkangelase tiitli, mis sobiks kokku sellega, mis Skidil juba olemas on. Nii muljetavaldav kui 3. armee korpuse tegevus Luhanskis ka poleks. Ja pole kahtlustki, et see oli oluline operatsioon. On kogu selle asja juures tõeliselt kõhedust tekitav aspekt see, mida korpuse droonid Luhanskis liikudes filmisid. See videomaterjal jagati korpuse Telegrami postituses ja see näitab, et Luhanski linnast on saanud kummituslinn, vähemalt Vene kaitse seisukohast. Suur osa linnast seisab endiselt püsti. Ukraina droon lendab mööda mõnest Luhanski olulisemast maamärgist, sealhulgas linna peatänavast, ühest suurest kesklinna hotellist ja isegi tsirkusest. Vene kloune, kes peaksid Ukraina drooni pihta tulistama, pole kusagil näha. Tegelikult puudub igasugune õhutõrjetuli täielikult. Ukraina droon lendab üle Luhanka jõe kulgeva peamise silla, saades samal ajal hea vaate 1. mai pargi vaaterattale. Venemaalt mitte midagi. See lendab üle Radiantska tänava, kus asub linna piirkondliku administratsiooni hoone. Venemaa tahab kindlasti seda hoonet kaitsta, kuid õhutõrjetuld ikka ei tule. Korduvalt on näha maamärke. Luhanski hotell, linna söekaevandus. Üheski neist kohtadest ei asu Vene sõdureid ega õhutõrjet, mis peaks Ukraina rünnakuid peatama. See on Ukraina droonide jaoks liiga lihtne. Peaaegu nagu oleksid venelased tegevuse lõpetanud ja peitu läinud. Lõpuks ilmub Ukraina drooni sihtmärk vaatevälja. Vene sõjaväesõiduk koos reisijatega, kes näivad olevat Ukraina drooni suhtes täiesti teadmatuses, kuni on juba liiga hilja. Droon läheneb, sõiduk saab tabamuse ning üle kogu Luhanski ja siis juba Venemaal endal kordub see stseen ikka ja jälle. Selline operatsioon ei tohiks lihtsalt võimalik olla. Vene õhutõrje Luhanskis oleks pidanud Ukraina droonid peatama. Nad ei teinud seda. Elektrooniline sõjapidamine oleks pidanud need droonid kursilt kõrvale juhtima. Elektrooniline sõjapidamine ebaõnnestus. Kõik see näitab meile, et Venemaa okupeerib Luhanskit, kuid tal puudub kontroll piirkonna õhuruumi üle. Ja see on probleem Putinile. Ta loodab, et Venemaa veniv maismaa pealetung võimaldab Ukrainas edasi liikuda ja see maapealne kampaania omakorda sõltub sellest, et okupeeritud aladel toimiks logistika sujuvalt. Kui see logistika tõrgub, nagu me praegu Luhanskis näeme, kukub Vene pealetung kokku ja Putini kohapealsed väed nõrgenevad. Kontroll? Milline kontroll? Luhansk on praegu haavatavam kui peaaegu ühelgi teisel hetkel selle sõja jooksul. Ja kõik märgid viitavad sellele, et midagi suurt on ettevalmistamisel. Praegu kasutab Ukraina ära seda, et Venemaa on kaotanud kontrolli Luhanski õhuruumi üle, et rünnata logistikat, kuid me oleme seda varemgi näinud. See on Ukraina kesktasandi löögikampaania tegevuses ja see, mis algab õhus, lõpeb sageli vasturünnakutega maapinnal. Ja just selliseid asju me siin sõjasaates kajastamegi. Sellest on palju rohkemgi, nii et kindlasti telli meie kanal, kui tahad kuulda Ukraina sõjauudiseid, mida peavoolumeedia sulle ei räägi. Nii et Luhanski taevas kuulub Ukrainale. Mõned võivad väita, et 3. armee korpuse väited on pigem sümboolsed kui selge tõend selle kohta, et Ukraina on Luhanski õhuruumi üle kontrolli haaranud. Sümboolsel poolel on kindlasti oma tähtsus. Putinis propaganda on loodud selleks, et jätta mulje nagu kontrolliks Venemaa Luhanskit nii täielikult, et Ukraina ei suudaks seda piirkonda isegi puudutada.
kolmas armeekorpus ja selle droonid on seda alati vaidlustanud ning nad tõestasid seda oma mai lõpurünnakuga. Aga asi ei piirdu ainult sellega. Droonirünnakute salvestised näitavad meile, et Venemaa kaitse ei ole sugugi nii tugev, kui see peaks olema. See ei ole sümboolika. See loob aluse keskmaa kampaania laiendamiseks, mis on juba aastal 2026 Ukrainale tohutut kasu toonud. Räägime sellest kampaaniast hetkeks. Enne aastat 2026 oli Ukraina mõnevõrra piiratud selles, kui tugevalt ta sai okupeeritud aladel Vene tagalat rünnata. Ukrainal on raketi- ja raketisüsteemid, nagu õhust lastavad Hammer-tüüpi raketid ja ATACMS-id, mis suudavad Vene positsioone tabada. Aga kui rääkida droonidest, siis enamik sellest, mis Ukrainal arsenalis oli, olid FPV-droonid, mis olid mõeldud rindele, ja kaugmaa-droonid, mida kasutati Venemaa enda ründamiseks. Aga aasta 2026 on toonud Ukraina sõtta täiesti uue etapi. Esimest korda pärast Putini sissetungi on Ukraina kindlustanud püsiva keskmaa droonide varu, millega saab tabada sihtmärke kuni 200 kilomeetri kaugusel rindest, ilma et see maksaks tohutult palju raha. See muudab mängu Ukraina jaoks ja selle tulemusena toimuv on tabanud Putinit täiesti ootamatult. Ukraina uus droonide arsenal sisaldab relvi nagu Hornet, mis suudab lennata 200 kilomeetrit ja toimetada 5-kilose laengu, mille hind on vaid $5000. See on kulutõhusus, mis on ühendatud piisava tulejõuga, et kahjustada Venemaa logistilisi vahendeid ja see ongi Putini uus probleem. Ukraina keskmaa rünnakute ulatus on selliste droonide ilmumisega märkimisväärselt kasvanud. Aprillis kahekordistus Ukraina keskmaa rünnakute arv Venemaa vastu võrreldes märtsiga ja 4-kordistus võrreldes veebruariga. See ei ole juhus. See on kampaania. Ja see on kampaania, millel on selge eesmärk. Ukraina strateegia on lämmatada Venemaa logistika okupeeritud tagalas. Seda kampaaniat toetab Ukraina kaitseministeeriumi poolt avalikustatud uus programm. Logistikablokaadiks nimetatud programm eraldab üle $110 miljonit Ukraina üksuste toetamiseks, kes ründavad just selliseid sihtmärke, mida 3. armeekorpus tabas Luhanskis. Sisuliselt on tegemist motiveerimisskeemiga. Hävita rohkem sõidukeid ja õhutõrjesüsteeme ning saad kõik vajaliku, et tõesti Venemaad lüüa seal, kus Putin arvas, et tema sõdurid on kaitstud. Selle kampaania poolt Venemaa sõduritele põhjustatud psühholoogilist terrorit ei tohi alahinnata. Kuid kuude kaupa arvasid Putini väed sellistes kohtades nagu Luhansk, et nad on enamasti turvaliselt. Ainult aeg-ajalt mõni raketirünnak murdis selle illusiooni loori. Nüüd on igasugune turvatunde mõte kadunud. Ukraina tõestab, et suudab Luhanski kohal droone karistamatult lennutada, näidates Venemaa sõduritele, et miski ei kaitse neid enam. Neil pole turvaline. Aga tegelik probleem on selles. Ukraina keskmaa kampaania toetab maapealset pealetungi, mis võtab Venemaalt territooriumi tagasi rekordilises mahus. 25. mai raportis ütleb Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Ukraina uus strateegia on esimest korda alates 2023. aastast muutnud sõjapositsioonilist iseloomu. Me näeme selle mõju. Vene edasiliikumine on pidurdunud nii palju, et nende saavutused on sisuliselt iga kuu nullilähedased. Ukraina seevastu loob tingimusi piiratud mehaniseeritud manöövriteks ja vasturünnakuteks taktikalisel tasandil, mis põhinevad nende poolt teostatavatel keskmaalöökidel. Ukraina edu Vene edasitungi pidurdamisel ja Venemaa vallutuste tagasivõtmisel mõnes rindelõigus koos Ukraina piiratud mehaniseeritud taktikaliste manöövrite taaskehtestamisega võib siiski tähistada sõja uue faasi algust, teatab ISV. See uus faas on see, mille pärast Putin peab Luhanskis muretsema. Lõppude lõpuks oleme näinud, kuidas Ukraina on läbi viinud hulgaliselt vasturünnakuid, mida toetab nende keskne löögikampaania. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina alates 2026 aasta algusest vabastanud Venemaa käest 590 ruutkilomeetrit oma territooriumist. Suur osa sellest vabastamisest toimub Ukraina lõuna- ja kaguosas. Siiski oleme näinud, et Ukraina on hakanud Donbassis edusamme tegema. 19. mail tuli uudis, et Ukraina väed olid Pokrovski piirkonnas 3 kilomeetrit edasi liikunud. See on veel üks piirkond, mida Venemaa väidab end kontrollivat. Sarnaseid olukordi nagu Luhanskis näeme kõikjal. Esmalt ründab Ukraina vahetut tagalat, nagu ta on suutnud teha Luhanskis. Tundub, et Luhanskis puudub täielikult piisav õhutõrje, mis on sellele kaasa aidanud. Nüüd, kui Ukraina suudab seda piirkonda oma droonidega rünnata, loob see uusi võimalusi. Venemaa Luhanski kaitses tekivad nõrkuse kohad, kuna logistilised arterid on läbi lõigatud. See, mis algab õhuruumi kontrolliga, võib peagi areneda sihipärasteks vasturünnakuteks nõrgenenud Vene kaitse vastu, mille tulemusel Ukraina vabastab territooriumi Luhanski sees. See on muster, mida oleme juba 2026 aastal korduvalt näinud. Ja see võib korduda ka Luhanskis, mis tekitab Putini jaoks suuri probleeme Donbassi rindel, millest räägime kohe lähemalt.
Tulles tagasi selle juurde, mida Ukraina on Luhanskis sümboolselt saavutanud, ei ole ainult Vene sõdurid maapinnal need, kes hakkavad tundma, nagu oleksid nad sattunud Terminaatori filmi keskele. Venemaa sõjablogijad on sama hirmul selle üle, mida Ukraina teeb, ja nad on Luhanski olukorrast teatanud. IS-Tovlev teatab, et sõjablogijad kinnitavad, et Ukraina viib Luhanskis läbi keskmaa rünnakuid ning piirkonna õhutõrje läbimurdmine tähendab ka seda, et Ukraina droonidel on vaba tee Vene piirkondadesse, nagu näiteks Rostov. Rünnakud Donetskis ja Luhanskis põhjustavad ka kütuse ja laskemoona puudust, mis omakorda viib rindel nõrgenemiseni. See on vajalik, et Ukraina saaks oma sihitud vasturünnakuid maapinnal läbi viia. Isegi kui need rünnakud ei ole suunatud otseselt Luhanskile, tekitab Ukraina kontroll Luhanski õhuruumi üle probleeme Donetskis, kus sõdurid sõltuvad varustusest, mis liigub läbi Luhanski, et neid rindel toetada. Venemaa kontroll Luhanski üle ei ole selline, nagu nad väidavad, ja me näeme juba, kuidas Vene sõjablogijad hakkavad seda tunnistama. See tähendab ka propaganda, millele Putin nii tugevalt toetub, hakkab murenema. See toob meid teise probleemini, mille Ukraina rünnakud Luhanskis tekitavad. Putin kaotab kiiresti mõjujõudu rahuläbirääkimistel. Venemaa suured väited Luhanski kontrollimise kohta, samuti väited selliste linnade nagu Pokrovski kontrollimise kohta, ei ole tehtud ainult selleks, et veenda Vene rahvast, et väidetav erisõjaline operatsioon kulgeb plaanipäraselt. Venemaa esitab selliseid väiteid, sest tahab jätta mulje, et Venemaa laastab Ukrainat ja et Ukraina sõjavägi ei suuda midagi teha Donbassi piirkonna kaotuse peatamiseks. Mida tähendab see, et Ukraina kontrollib Luhanski õhuruumi Putini narratiivi jaoks? Kindlasti mitte midagi head. Kuna Vene pealetung aeglustub ja Ukraina tõestab, et Putini väited nende jõu raugemisest on valed, kaob järjest enam võimalus, et Venemaa saab sellise rahuleppe, mille tulemusel Ukraina loovutab Donbassi. Ukraina teab seda. Seetõttu nagu Ukraina uus hääl. 29. mail teatas, taotleb Ukraina Venemaaga riigijuhtide tasemel kõnelusi pärast seda, kui USA juhitud rahuläbirääkimised on aeglustunud. See USA juhitud kõneluste formaat on jõudnud oma tõhususe piirini, nagu ütles Ukraina välisminister Andrii Sõbiha. Nüüd on aeg küps, et Ukraina esitaks, nagu Sõbiha ütleb, elujõulisi ettepanekuid otse Venemaale. Need ettepanekud algaksid näiliselt vaenutegevuse lõpetamisega kontaktjoonel, millele järgneksid laiemad rahuläbirääkimised. Venemaa võib olla sunnitud selle uue läbirääkimisvormiga nõustuma. Ukraina sõda on jõudnud pöördepunkti ja miski ei lähe Venemaa kasuks. Ukraina on oma droonisõda intensiivistanud ja hakanud tabama sihtmärke, mida ta varem kunagi tabada ei suutnud. Rindejoonel tehakse edusamme ja Ukraina poolt järgitud keskmaa strateegia näib loovat eeldusi edasiliikumiseks, mis võib ulatuda isegi Luhanskini. Mitte miski sellest ei lähe vastavalt Putini plaanile. Venemaa juht on seadnud Donbassi täielikuks vallutamiseks tähtajaks septembri. Ukraina sõjaväeluure teatas sellest juba aprillis. See tundus tol ajal ambitsioonikas eesmärk. Nüüd, kui Ukraina droonid lendavad üle Luhanski ja Venemaa ei osuta mingit vastupanu, tundub see täiesti naeruväärne. Küsimus selle üle, kes kontrollib Donbassi, on praeguste rahuläbirääkimiste peamine takistus. Enne 3. armeekorpuse operatsiooni võis Venemaa väita, et tal on täielik kontroll Luhanski üle ja tähtsad inimesed uskusid seda, kuid see kontroll ei ole enam see, mida Putin vajab. Luhanski kohal olev taevas kuulub Ukrainale. Ukraina löögid okupeeritud aladele ja kaugemale muutuvad järjest tugevamaks ja intensiivsemaks. Kui Putinil on lootustki sellest sõjast välja tulla, kas või vähimagi väärikuse säilitamisega, peab ta nüüd otsustama läbirääkimiste alustamise kasuks. Kui ta seda ei tee, on Ukraina ideaalses positsioonis, et kasutada oma õhuülekaalu Luhanskis ära ja saavutada edu maavõitlustes Donbassis. Läbimurdeid saavutatakse kohtades, mis pidid juba olema langenud, ning Pokrovski linn on selle täiuslik näide. Me mainisime seda varem. Ukraina on teinud 3 kilomeetri pikkuse läbimurde linna, mis Venemaa väitel on tema kontrolli all. Miks see oluline on? Ja mida see tähendab Venemaa kampaania jaoks Donbassis? Nendele küsimustele ja paljudele teistele saad vastused meie videost, mis käsitleb seda, kuidas Ukraina viis lõpule oma jõhkra läbimurde läbi Pokrovski liinide. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu, et näha rohkem meie analüüse sellest, mis Ukraina sõjas tegelikult toimub. Ja aitäh vaatamast!